No nii, et kell on 5 ja võtsime siis eelmisest korrast veidi õppust siin, et kui me tavaliselt alustame nii väga lõdvalt umbes täpselt, siis täna me alustasime täpselt. Et teie, kes te siis viitsite seal oma reede õhtut meie siis veeta, siis mul on suur hea meel täna paljude soovituste, paljude vaatajate soovituste kirjade põhjal, et ma sain sellise toreda vestluskaaslase täna nagu Liis Orav, kes on siis integratiivne toitumist või terviseterapeut, vabandust, ja tegeleb väga huvitavate asjadega. Sind soovitasid väga paljud inimesed. Nii armas. Ja meie enne ei tunne teineteist, et selles mõttes ongi meil ka esmakohtumine ja minule alati sellised eksprompt asjad väga meeldivad. Ja enne kui ma, Liis, sinu poole võib-olla pöördun ja sa mikrofoni nagu nii-öelda sulle annan, siis tahtsin tänada eilse konverentsi korraldajaid ja soovitan kõigil siis lugeda ühte sellist brošüüri, mis seal jagati Akadeemia 33. aastakäik sellel aastal number 9, mille on välja andnud siis Tõnis Arro, Annar Alas ja Nick Hudson. Ja seal konverentsil siis jagati selliseid koroonateemalisi infoasju. Väga hea lugemine, aitäh koostajatele. Ja tänapäeval ongi väga oluline see, et meil ei oleks sellist asja nagu vanasti, et kui me vanasti julgesime rääkida, julgesime mõelda, suhelda oma vahel ja võtsime vastu uut informatsiooni ja mitmekülgset informatsiooni, julgesime kahelda teaduse nii-öelda tõepärasuses, otsida edasi, siis täna millegipärast on teadus muutunud selliseks dogmaatiliseks, et nüüd kukkus üks teadusartikkel ja nüüd kogu maailm järgib seda või keegi tähtis ametnik kuskil midagi arvas ja siis kogu maailm peab nüüd äkki selle järgi joonduma. Aga nagu me siin ju 1,5 aasta jooksul näinud oleme, siis isegi selle aja jooksul ka teadusteadmised ju muutuvad, ehk tuleb uut informatsiooni peale. Ja teine võib-olla raamat, mida ma nagu vaatasin, et mul on kodus olemas, ma soovitan teil lugeda The Immunity Fix. Ja see on selline mõnus paks raamat, eks ole, päris mitusada lehekülge ja selle on andnud siis välja Dr. James Di Nicolantonio ja meie oma Eesti poiss Siim Land. Et see, kes Siim Landu jälgib, Siim, sa teed supertööd. Maailmakuulus mees, Saaremaalt pärit, väga mõnus, tema podcastid, kõik asjad on nagu väga teravad. Ta uurib asju põhjalikult, et kes tahab elada hästi, kes tahab olla terve, jälgige Siim Landi. Minu arvates geenius Eestimaalt pärit ja kindlasti üks kuulsamaid eestlaseid tänapäeval üldse maailmas, et kui me räägime terviseteemadel, et ma ei tea, et meil oleks mõni arst nii kuulus kui Siim Land näiteks terviseteemadel üle maailma. Nii et The Immunity Fix, kellel on, läheb Amazoni või kust iganes, et sebige endale, siin on väga hea. Siin tõesti on põletikust räägitud põhjalikult, siin on räägitud koroonast, see raamat on välja antud ju eelmine aasta, kui ma ei eksi, ma ostsin selle 2020, eks ole, et see on eelmise aasta raamat, sõbrad, see on täiesti värske raamat, siin on uut informatsiooni peal, räägib, kuidas meie immuunsüsteem toimib, soovitan arstidele lugeda, kes on ära unustanud baasteadmised rakuteadusest, kes on unustanud ära mineraalide asjad, kõik igasugused, kuidas see põletik on, mis on see T-rakuline immuunsus ja nii edasi, siis selles raamatus te saate jälle väga mõnusalt ülevaate sellest, kuidas meie keha toimib, aga nüüd minu pikk loba on kõik ära tüüdanud, ma arvan, et Liis, sa siin kannatamatult juba tahad midagi sõna sekka poetada, et ole hea, kõigepealt võib-olla tutvustage ennast, et kes sa oled ja kust sa tuled? Et olengi siis nii nagu öeldud, integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja. Ja minu igapäevatöö on siis inimeste konsulteerimine nende erinevate siis mis iganes terviseprobleemide asjus. Ja alati on tõeline jackpot see, kui inimesed jõuavad nii-öelda preventiivselt mu juurde enne, kui nagu midagi sellist suuremat probleemi on tekkinud. Aga mida ma veel siis olen teinud, et ma olen välja andnud oma raamatu, Toida oma tervist. Enamus mu loenguid on sama nimega alati, et toida oma tervist, sest see ongi nagu see, mida ma alati rääkida tahan.
ja minuga on tehtud päris palju raadiosaateid tegelikult, et väga paljud inimesed jõuavad minu juurde peale seda, kui nad on kuulanud minu raadiosaateid, et Hallo kosmosest ja Ecoshist ja hormoonide teemadel ja ma olen rääkinud, igal pool ma võtan sõna. Aga nüüd ju vaata on see sotsiaalmeedia, eks ole, mina jõudsin sinuni läbi sotsiaalmeedia, kus väga-väga paljud inimesed ütlesid, tee Liis Oravaga intervjuu. Wow. Ja see on nagu väga äge, et see ei jõuagi ainult raadiosaadetest, aga on ka alternatiivmeedia juba päris arvestav ja mis oli minu arvates veel on nagu väga hea, mis sa ütlesid just see, et kõik see hormoonid ja asjad, aga nüüd tulles teemale, et vaata, öeldakse ju nii, et oled see, mida sa sööd, on ju, et noh, mis me siis sööme, eks ole, et noh, kes me siis oleme ja seda enam on see tähtis, arvestades meie immuunsüsteemi. Et toit ikkagi väga suurt rolli selles mängib meie keha koosluses. Samuti ju ka see, mida me mõtleme, eks ole, et meie hing ja vaim ja mõte oleks värske ja positiivne, et ma saan aru, et ega see ka viimaste 1,5 aasta jooksul selle hirmu valla ja propaganda nagu väga tervelt ennast eestlased ei tunne enam. Et ühiskond on lõhestunud ja kibestunud ja kurjaks muutunud teineteise vastu. Isegi, mis siis, et meil on see värske uus president, eks ole, aga juba seal hakatakse teda ähvardama ja inimest see ei ole nagu okei, minu arvates, et see ükskõik meeldib või ei meeldi, aga ära, mis sa ähvardad, igaüks kannab oma risti ja lihtsalt tee omad järeldused nendest asjadest. Nii et siis toitumine ja mõtlemine on päris olulised või? Ja mul tuligi, siis ma natuke intrigeerin ka, et kas sa oskad üldse öelda, mis tervis on, Meeme? Kas sina tead WHO definitsiooni? Ei tea, mina sellistest definitsioon. Ma olen üldse ülikoolis väga kehv definitsioonide tundja olnud, sellepärast, et kogu elu ma ei pea üldse lugu definitsioonidest, vaid ma pean lugu olemisest ja mõistmisest, selle asja arusaamisest. Et mul on tähtsa asja iba, mitte see, et õpetajalt viid saada selle eest, et sa ütled täpselt sõna-sõnalt, mida keegi on öelnud, aga ole hea, mis see tervis siis on? Mina tean definitsioone ka, et minule meeldivad definitsioonid ja eriti selle viimase aja sellise sõna otses mõttes düstoopia taustal on väga hea meenutada seda WHO 1946. aasta tervise definitsiooni ja see kõlab niimoodi, et tervis on täieliku vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte pelgalt nõtruse või haiguse puudumine. Ja kui me kujutame ette, kuidas viimase 1,5 aasta jooksul on põhimõtteliselt nagu üle rullitud kõigest sellest vaimsest ja sotsiaalsest heaolust ja väga paljuski ka füüsilisest heaolust, arvestades kas või seda, mida inimesed ei ole saanud endale lubada, eks ju, kas või nüüd vahepeal olid trennid kinni ja nüüd jälle, eks ju, 500 000 eestlast ei saa, kellel pole koroonapassi, ei saa külastada spaasid ja treeninguid. Ja järjest karmimaks tahetakse teha meil see elu, eks ole. Jah. Nii et selles mõttes on väga hea meenutada, et kuidas selle ühe viiruse pjedestaalile tõstmisega me oleme saavutanud mingi täiesti uue taseme ja selle tervise määratlemises, et ma ootan, et kuna on juba ka vaktsiinid ümber defineeritud, et nüüd geeniteraapia kuulub vaktsiinide hulka nüüd, sest eks ju sellest koroonavaktsiinist alates, et nüüd ma arvan, et ka see tervise definitsioon läheb ümber defineerimisele kindlasti. Et nähtavasti siis see vaimne ja sotsiaalne heaolu jäävad nüüdsest välja sellest, et tuleb mingi koroonakeskne definitsioon, ma kujutan ette. Maailm muutub, jah. Et vaata, see on nagu nii hea, et sa ütlesid just see, et mitte ainult see vaimne ja füüsiline, vaid ka see sotsiaalne. Et just eilsel konverentsil oli ka väga põhjalikult räägitud just sellistest kaudsetest mõjudest selles olukorras, et just kuidas see mõjutab meie inimeste igapäevaelu, tööl käimist, ja koolis käimist, kõike selliseid asju, et väga lihtne on visata, eks ole, lehmakoogi sisse telliskivi, eks ole, aga need pritsmed lendavad päris kaugele ja hakkab haisema, on ju. Et muidu on tore vaadata, eks ole, ja praegu ongi see juhtunud, et minu arvates, et on visatud sinna lehmakooki lihtsalt suvaliselt pärts mingi asi sisse, on ju, ja nüüd see asi haiseb. Aga tegelikult oleks võinud enne mõelda, kui me sinna midagi viskame, et seal on pritsmed ja see asi hakkab nagu haisema, et ma olen selline lihtne jutumees ja väga otsekohane ja ma arvan, et need, kes meid jälgivad ja kuulavad, on samasugused sirgjoonelised, sirge seljaga Eesti inimesed ja oma peaga mõtlevad, et me ei ole siin ju vaata riigimeedia, me võime rääkida vabalt. Minu juures ongi see, et see on õdus, mõnus, südamlik vestlussaade ja
ja arutelu. Aga ole hea, millest sa täna nagu tahtsid rääkida, et mis sul on, mis on sinu nagu lugu praegu, millest sa tahad avalikust teavitada? Väga armas, et mind painavad hästi paljud erinevad asjad. Aga ma tahtsin lihtsalt rääkida, et ma olen tegelikult nii-öelda sellel reisil või sellel tripil kaasas olnud täitsa algusest saadik. Tähendab, eelmise aasta märtsist alates, kui see maailm lukku läks, ma tegelikult hakkasin juba jälgima. Ja ma olen kõikide nende teadlastega, kes on ka nii-öelda nagu sellele peavoolu narratiivile vastupidist informatsiooni jaganud, ma olen neid kõiki jälginud, nii nagu me saame, eks ju, oma Õhtulehest ja Delfist me saame selle peavoolu uudise, aga ma olen pidanud oma selliseks nii-öelda väga tähtsaks enda jaoks ka saada aru, et mis on see teine poolus. Ja on tõesti päris üllatav, kui võimsa tsensuuri on peale saanud sellised, ütleme, maailma tipptegijad tänapäeval, kes julgevad tulla välja ja nii nagu Kaari eelmises saates ütles, eks ju, et tänapäeval need, kes põhimõtteliselt nagu sõna julgevad võtta, nad on kas sõltumatud teadlased, see tähendab, et neid nii-öelda nad ei hammusta kätt, mis neid toidab, need on vabad rääkima seda, mida nad ise tahavad rääkida. Need on siis ütleme pensionil teadlased, need on emeriitprofessorid, kes enam ei tee teadustööd, vaid lihtsalt nii-öelda kodust siis niimoodi vaikselt toimetavad. Aga põhimõtteliselt on siis tituleeritud lamemaalasteks ja uhuu-teadlasteks siis kõik, kes vastupidiselt nagu natukene seda meelt avaldavad. Ja nii nagu eile seal konverentsil samamoodi oli, et doktor Martin Kulldorff, kes on, eks ju, Harvardi, mis see siis on, ta on epidemioloog, meditsiini professor, ta on biostatistik, Harvardi ülikooli tippekspert, see on Sunetra Gupta, kes on Oxfordist ja täpselt samamoodi epidemioloogia professor. Need on Nobeli preemia laureaat, näiteks Luc Montagnier, kes on rääkinud, kuivõrd kahtlasel territooriumil me praegu oleme nende vaktsiinidega. Need on sellised täiesti uskumatud tipptegijad, kui ma mõtlen näiteks selle vaktsiiniteadlase peale, kes Hollandi vaktsiiniteadlane Geert van den Bosch, kes tuli esile ja rääkis, et ütleme siis selle vaktsineerimisega pandeemia ajal me võime kaasa tuua, eks ju, väga palju probleeme, sellepärast, et alati massvaktsineerimine pandeemia ajal algatab sellise väga tugeva evolutsioonilise surve viirusele. Ja ta võtab küll neid viiruse tüvede variatsioone, eks ju, tugevalt kokku, survestab neid evolutsiooniliselt samal ajal, siis tuues esile uued, palju virulentsemad viirustüved. Ta sattus jälle ju totaalse poriloopimise objektiks ja laimukampaania ja põhimõtteliselt nimetati teda loomaarstiks peale seda kõike. Vaata, see ongi ju väga iseloomulik täna, et maailma kogu meedia kuulub ju põhimõtteliselt kuuele suurele kontsernile. Sa pead hästi läbi saama ainult 6 inimesega sisuliselt. Et kui sul on palju pappi, siis sa lihtsalt suhtled 6 inimesega ja sa kontrollid kogu seda narratiivi, mis sa tahad öelda või on. Ja see kõik ongi üks suur äri ka. Ja tõesti sellised tippteadlased, lihtsalt naeruvääristatakse neid, nendest tehakse nagu häbiposti lüüakse, eks ole. Kui enne oli lugupeetud teadlane, avaldas 100 teadusartikleid ja tsiteeriti 1000 kordi. Ja siis ma mõtlen nagu seda, et aga kuidas meil siin Eestis on, ma olen nagu mitu korda mõelnud, et vaata, meil on see teadusnõukogu, eks ole, pandi kokku ja kriisinõukomisjon ja kriisinõukogu ja asjad, seal istuvad Eesti teadlased, on ju, kes siis jälgivad seda, et mis mujal ka inimesed otsustavad, mida Euroopa ütles. Euroopa Ravimiamet ütles seda või Euroopa Terviseamet räägib seda juttu või Euroopa see viirustõrje, see asi ütles nii. Ja siis nagu copy-paste meie ütleme seda ka. Aga ma arvan, et Eestis on ka hästi palju selliseid inimesi, kes lähevad sügavuti ja vaatavad ja kes on samaväärsete tiitlitega ja väga targad inimesed, aga nad ei ole lihtsalt selles komisjonis praegult, eks ole, ja millegi pärast vaikivad ka, et minu üleskutse on ikkagi see inimesed, et kui sul on need teadmised, et sa oled mingi tippviirusekspert või viroloog ja tõesti ei karda oma toitvat kätt, eks ole, vaid tõesti sul on südametunnistus ja sul on nagu tõsiselt head mõtted, sa oled väga tippteadlane mingi vaktsiini küsimuses või tervise küsimuses, tule seal kapist välja rahulikult, vaata, pinnas on soodne, tõmba kardinad eest ära, tee aken lahti
ja tule räägi, kui sul mujal ei ole rääkida, räägi minuga ei saa rääkida, räägi kellegi teisega. Siin on Eestis päris palju juba tekkinud selliseid mõnusaid kohti, kus sa saad oma arvamust avaldada ja neid tuleb järjest juurde. Ja seda kanalit väga kergelt kinni enam ei keera. Et minu mõte on see, et kas ei oleks aeg, see võtab aega, aga kas ei oleks aeg Eestis teha võib-olla selline alternatiivne rahvusvaheline teadjate nõukoda, kes annaks ka oma hinnangu meie otsustajatele, et mitte meie kohalikud arvajad arvavad, vaid et rahvusvahelised arvajad on ka seal hulgas ja annavad ka teise arvamuse ja siis vaata otsustajad, poliitikud saavad nagu vaadata, ahaa, et meil on nüüd siuksed arvamused, need ühtivad, väga hea, see on õige, aga kui nad lahknevad, siis arutame edasi. Mõtleme veel lahendusi, paneme sinna majandusinimesi, sotsioloogi, psühholoog, väga erinevaid inimesi. Nii et ole hea, räägi, mis sul siis veel edasi mõte oli, et need tippteadlased ja et sa oled neid jälginud. Eesti rahvas võib-olla võiks olla rohkem teadlik sellest ka The Great Barrington Declaration, vaata, et see, ma ei tea, kas sul on see, ma saatsin sulle selle, et panna ülesse. Et sinna saab allkirju anda, eks ju, et see ongi nii-öelda siis see natukene siis peavoolust nagu nii-öelda kõrvale kalduv teadlaste grupeering ja mis ei ole enam ammu grupeering, vaid tegu on ju enam kui, seal oli vist 15 000 teadlast, kes praegu on andnud, eks ju, oma allkirja sinna juba ligi 44 000 meedikut üle kogu maailma. Nii et tegelikult need ei ole ainult mingisugused üksikud põlveotsa tegijad, vaid tegu on ikkagi sellise väga võimsa hulga inimestega. Ja kui ma mõtlen ka, et hiljuti tuli esile näiteks mRNA vaktsiinide looja Robert Malone, kes samamoodi ütles, et nende koroonavaktsiinide arendamise käigus on tegelikult üle rullitud väga paljudest sellistest meditsiinieetika fundamentaalsetest põhitõdedest, mida mitte kunagi varem nagu ei ole lubanud omale teadust. Ja nüüd on siis ka Robert Malone, see samane vaktsiinide looja, on tema siis muutunud paariaks, eks ju, keda tsenseeritakse. Ja mul tekkis nagu küsimus, et huvitav, et kui iga Delfi või YouTube'i või FB faktikontroll on nagu nii suur tegija epidemioloogias ja viroloogias, et huvitav, et kuidas nad nagu nii algeliste karjäärivalikutega on nagu rahuldunud, et miks nad siis ise ei ole seal Harvardis ja Oxfordis, eks ju, seda teed rajamas. Et kui nad võivad need inimesed põhimõtteliselt nagu oma sotsiaalplatvormidest ilma jätta ja lihtsalt öelda, et jah, see on vale info ja seda me ei jaga ja seda siis need asjad ei ole. Et see on nagu selline nagu kummaline vastuolu, et mis on tekkinud ja see on väga kurb, sest tõesti paljud ei julge rääkida, sest nad kardavad, sest tavaliselt ongi, et ega siis teadlased saavad tapmisähvardusi põhimõtteliselt, nad jäävad ilma oma grantidest, nad jäävad ilma oma ülikooli, eks ju, mingisugustest projektidest või jäävad üleüldse ilma oma töökohtadest, et selliseid asju on hästi palju juhtunud praegult ma kuulun ühte gruppi, kus on ka juba mingi hulk arste koondunud ja ka valmistame ette, on valmistatud juba ette, aga ma vaata seoses igasuguste, teil oli see konverents ja asjad, vabandust, sõbrad, ma ei ole lihtsalt jõudnud nende paberite väga põhjaliku uurimiseni, aga valmistatakse ette sellist ühispöördumist ka meie valitsusele ja arvamusliidritele, et juba tulevad arstid ka ja koonduvad ja kui sa oled julge arst, siis võta minuga ühendust, liidame sind sellesse gruppi ja tõesti, et kõik, kui sa oled aus ja avameelne, siis tere tulemast ja tõstame nüüd oma eriala jälle nii-öelda jalgadele ja sellise nagu läbipaistvuse ja aususega, et ma arvan, et arstid peaks täna olema mitte sellised, kes ainult õlga alla panevad, vaid räägivad ka tõtt. Just nimelt, väga hea, väga hästi sõnastatud. Et ma tahtsin veel enne, et mind tegelikult ei ole siia kutsutud rääkima võib-olla niivõrd teadlastest ja vaktsiinidest, aga kuna lihtsalt ma olen selles teemas nii sügavalt sees ja ma olen tõesti kõik see 1,5 aastat vahendanud ka seda alternatiivset info välja nagu inimestele. Et ma tahtsin lihtsalt natukene rääkida ka eilsest sellest samasest pandeemia, mis see oli, pandeemia õppetunnid. Pandeemia õppetunnid, jah. Et tahtsin seal rääkida, et seal siis suurelt ütlesid need tippülikoolide viroloogid ja epidemioloogid välja, et laste vaktsineerimine ei ole loogiline, ta ei ole põhjendatud ja doesn't make sense, eks ju, ütles nagu, et seal lihtsalt ei ole mitte mingisugust mõtet. Ja sellest nagu natukene rääkides, et praegu missugune
laialdane survestamine toimub laste vaktsineerimisega, et mu süda on sellepärast tõsiselt raske. Et nagu ütles ka Martin Kulldorff, et meil on põhimõtteliselt nagu 1000-kordne vahe võrreldes nagu ütleme fataalsuse riskis selle haiguse koha pealt. Et kas me võtame vanu inimesi või noori inimesi, kelle protsent, eks ju, ma ei tea, surra või kannatada selle viiruse läbi on 0,000, eks ju, põhimõtteliselt. Et nii nagu ka see doktor Martin Makary, kes tegi siis sellest Johns Hopkinsis hiljuti uuringu, kus selgus 48 000 last, eks ju, nad vaatasid seal ja põhimõtteliselt mitte ükski laps, kes on nagu varasemalt olnud terve laps ilma raskete siis haigusteta, diagnoosideta, leukeemia või obstruktiivne kopsuhaigus, et mitte ükski neist ei ole mitte kunagi surnud koroona läbi ja seeläbi nagu survestada lapsi vaktsineerima või jätta neile muljet, et nad peavad nüüd nende kooliekskursioonide saamise raames ennast laskma vaktsineerida, et see on tõesti nagu kuritegu inimsuse vastu või nagu on öeldud, eks ju. Et kus on meie silmad, seadusandjate silmad? Et see mulle väga meeldib, on üks väga võimas patoloog ka, kes on sõna võtnud Cambridge'i taustaga, doktor Roger Hodkinson, kes on öelnud, et see on nagu sanktsioneeritud riiklik siis ütleme child abuse või laste ärakasutamine või lastevastane vägivald. Et ma olen temaga samas paadis ja ma julgen seda avalikult välja öelda. Siin võibki arvata täpselt nii, nagu sina arvad. Just. Ja nii on, sest et kui me vaatame neid riske lastele, siis need on nullilaadsed või tähendab, riskid on kohutavalt suured, vaktsineerimise riskid, aga haiguse riskid on siis põhimõtteliselt eks ju väga väikesed. Paljud arstid väitlevad tõenäoliselt vastu sellega, et vaatan Euroopa pediaatrite assotsiatsioon ja mis siin laste igasugused ravi assotsiatsioonid, et nemad on teaduspõhiselt tõendanud ja nii edasi, et see ei ole ohtlik, et nüüd ta sai ju FDI approval ja ja nii edasi, et need vaktsiinid on nagu ohutud, et mingid hinnangud on nüüd teada, eks ole, ja poetakse nagu selle teaduse kohta, aga unustatakse, et kust need andmed võib-olla tulevad, et andmed tulevad selle sama vaktsiini tootja enda varasalvest, on ju. Ja me oleme autotootmises näinud ka, kuidas suur firma, eks ole, tegi nii-öelda mingisugust superautot ja pärast kutsuti tagasi ja sai tohutud miljarditesse ulatuvaid trahve sellest, et oli petnud kõiki, eks ole. Et ma väga loodan, et teatud firmad ikkagi tervishoius sellisele libedale teele ei lähe. Aga ikkagi siin on, vaata, palju on teadust poolt ja palju on teadust ka vastu, on ju. Aga sa mainisid väga õigesti ühte asja, mis mulle just on väga oluline minu jaoks on see, et meil on riskirühmad. Ja loomulikult on ka laste seas teatud siis tervislikud seisundid, mis on riskigrupp. Ja sama on meil ka vanemate 60+ on meil need riskigrupid olemas. Et ma arvan, et sellise piiratud ressursside juures ja sellise aja juures, et fookus oleks olnud rohkem nagu riskigruppidega, mitte nagu kõigiga tegeleda. Siis me täna oleks juba veelgi mõnusam chillima olla, eks ole, et võtame näiteks Rootsi mudeli kasvu, eks ole. Ja, Rootsi mudel on ennast tõeliselt õigustanud praeguseks. Alguses arvati, et pool Rootsit kärvab maha, eks ole, või tekib immuunsus, aga näed, ei juhtud midagi, rootslased on tugevad ja targad on ja elus siiamaani on ju. Ja avatud, kogu aeg avatud. Jah, see on tõesti kurb, aga lihtsalt tahtsin ka natukene rääkida sellest karantiini mõjust lastele, et üldse nagu vaktsineerimine on üks ja et lapsed on saanud nagu hästi tugevalt nagu kannatada nii nende maski kandmiste soovitustega koolis, eks ju, et 8 tundi maskid ees ja kus nad hingavad, eks ju, sisse kõiki neid maskide sisepinnale kinnitanud nano ja osakesi, eks ju, omaenda sülge ja baktereid, fungaalset saastumist, mida iganes. Aga teine asi on ka see, et mida üleüldse lastele on kaasa toonud see pikk selline, nagu ma ütleks, nagu summutatud periood. Et hiljuti just tuli välja üks põnev uuring, kus oli siis näidatud, et viimase 18 kuu jooksul sündinud laste, me räägime seda täitsa beebidest nüüd, et nende kognitiivne võimekus ja neuroloogiline areng on nagu tugevalt alla käinud. Et millest see on, eks ju, tingitud? Võib-olla on need maskistatud näod, kus nad ei saa, eks ju, neid kõike seda ütleme seda miimilist tagasisidet ja kõike seda, mille kaudu laps õpib. Või see mingisugune kaos ja kaomus, mis meie ümber on, et inimesed ei liigu nii palju, ei kallistata nii palju, ei ole seda lähisuhet nii palju, eks ju, et kõik on, et nii nagu öeldud ongi, et tänapäeval siis hoolimine võrdub distantseerumine ja immuunsüsteem võrdub mask ja desopudel, eks ju. Et
meil on nagu need terminid on nagu nii kappama läinud, et tõesti nagu täitsa raske, aga seda oli uskumatu, et isegi beebid juba nagu peegeldavad meile tagasi seda niinimetatud, võikski öelda, kognitiivne dissonants on see, et see elu nagu ei lähe nagu õiges suunas, kui lastel juba arengus jääb puudu, eks. Mul on väikest kaks mõtet tuli siin, kui sa rääkisid, et üks on see maskide ohutus ja tervisele kahjulikkus või mitte, et mina töötan hambaarstina ja mul on kogu aeg mask ees on ju olnud ja ma märkan viimasel ajal, vanasti mul ei olnud probleemi maskidega. Tõesti ei olnud. Ma võin kanda tunde ju, 8 tundi, 10 tundi järjest mask pole mingi probleem. Aga viimase aja maskid, ma ei saa, nii kui ma ette panen, ma olen mõnda aega ja mul hakkab köima. Täpselt. Kogu aeg. Ma tunnen, et ei ole. Et see on juba mingi päris alg, kui tulid need uued mingid partiid sisse. Ja teine asi, mis on pullil on, või mis pull, aga mis on kohutav, tegelikult on see, et kummikinded, mida me kasutame. Vanasti ma töötasin kummikinnas, oli jumala korralik asi. Täna panen kummikinda kätte, osadel pole sõrme. Ma natuke sõrme liigutan, läheb auk sisse, vaheta jälle kummikind, ma vahetan. Ma ei tea, ma arvan, et 30% kinnastest vahetan protseduuri jooksul välja. Pole elu sees siukse asjaga kokku puutunud. See näitab, kus kvaliteet on kukkunud kõik, mis peaks meid kaitsma täna kaitsevahenditel. Kvaliteet on toodud langed, et ma arvan, et see tootmiskvaliteet on ka tõenäoliselt küsitav. Ja teine, mis mul tuli, on see, et ma märkasin silmanurgast mingisugust, kuskil oli peavoolus jälle keegi arvanud midagi sellest laste vaktsineerimisest või vaktsiini ohutusest rasedatele. Et see on täiesti ohutu ja kõik, et pro ja vastu ja nii edasi. Aga see on Eesti teadlase arvamus, kellegi teadlase arvamus. Väga tore, et eestlane arvab seda ja tal on teaduslikud faktid selle põhjal. Aga ma ei tea, kui palju tal on tehtud nagu siis teaduslik uuringut sellel teemal, et see on rohkem nagu tema arvamus. Et võib-olla inimesed, kes sellel teemal tahavad rohkem lugeda, vaadake rahvusvahelist kirjandust ka, et surfake ringi, doktor Google on täis safety, vaccination safety ja nii edasi, seal tuleb nagu miljoneid jutte. Et ärge uskuge ainult Eesti juttu, et vaadake, kui tekib küsimus siin peas, eks siin on peas on nagu mõte, tekib küsimus, mine ja vaata netist ka natuke rohkem ja uuri natuke laiemalt nagu vanasti, et ära loe ainult ühte asja. Nagu öeldud, kuna ma olen vahendanud neid erinevaid uuringuid algusest saadik, et siis ma võin rääkida ühest CDC uuringust, kus siis selgus, et lausa 82% esimesel trimestril siis vaktsiini saanud naistel tekkis iseeneslik raseduse katkemine. Mis, et kui me mõtleme muidu, et esimesel trimestril keskeltläbi kuskil seal 10-12% rasedus katkeb loomulikult, et siis vaktsiini saanud esimesel trimestril nendel naistel põhimõtteliselt 82%, see on siis, kui me paneme nagu selle fookusesse, et millest me räägime, et pole kunagi varem inimkonna ajaloos soovitatud rasedatele naistele, lastele, imikutele kokkupuudet eksperimentaalsete ravimitega, rääkimata mingisugusest geeniteraapia tehnoloogiast, mida üleüldse inimkonna ajaloos kunagi varem me ei ole nagu pidanud kogema. Et see on ka nagu kurioosum omaette. Ja mida veel nendest vaktsiinidest rääkida, et meil tuleb meeles pidada, et konkreetselt võtame ette selle Pfizeri infolehe. Ja me võime võtta ka ükskõik missuguse lapse ja vaktsiinide infolehe ette, et põhimõtteliselt ei ole ühtegi neist mitte kunagi testitud vaktsiinide genotoksilisuse, mis tähendab siis, kas nad on toksilised meie geenidele, mutageensuse osas, kas nad on nagu toksilised meie geenidele ja kromosoomidele või siis kantserogeensuse osas, kas nad tekitavad vähki. Ja konkreetselt Pfizeri infolehel on see samamoodi kirjas selle mRNA vaktsiini infolehel. Et ka neid koroonavaktsiine ei ole ju kontrollitud nende genotoksilise kantserogeensuse osas ja ei ole hinnatud nende mõju viljakusele. Ja ennekõike on seal välja toodud lause, ei ole hinnatud nende mõju meeste viljakusele. Ja siit küsimus, et missuguse nagu argumendiga siis sunnitakse seda vaktsiini kohustuslikus korras praegu peale kõikidele nendele tervetele generatsioonidele Eesti poistele, kes satuvad kaitseväkke. Kui me ei tea seda, kuidas see mõjutab nende spermatosoide, kui me ei tea seda, kuidas see mõjutab neie hormonaalset tasakaalu. Ma olen lugenud kuskilt, et juba on ilmunud uuringud, et see pidi oluliselt meeste viljakusele, et spermadoonuriks enam ei kõlba need väga paljud mehed, kes varem on olnud,
et minu teadmised selles on kindlasti pinnapealsed, et kindlasti on tuhandeid eksperte ja minust paremaid, palju targemaid inimesi, ma olen siin lihtsalt vahendaja. Aga kus on ikkagi see safety data või kus on see turvalisusinfo või millele tuginedes on, kui need turvalisusuuringud kestsid 2 kuud ja tehti need purutervete inimestega, eks ju, kas tervete või väga tervete inimestega, et me tõesti nagu võtame selle riski ja ütleme, et absoluutselt kõikidele inimestele, hoolimata sellest, kas sa oled 200-kilone mees, oled sa 12 või tähendab 12, ma ei tea, klassi laps või 12-aastane väike tüdruk, kõigile sobib see sama kogus, eks ju, seda vaktsiini. Kas sa tarvitad ravimeid, ei tarvita ravimeid, on sul autoimmuunne mingisugune haigus, on sul südame-veresoonkonna haigused, oled sa vähki põdenud, on sul mingi vähi eelsoodumus, et absoluutselt ilma kõiki neid inimesi läbi skaneerimata me võime olla täiesti kindlad, et see eksperimentaalne geeniteraapia tehnoloogia on turvaline meile kõigile. Et see ausalt öeldes see võtab täitsa nagu kõhedaks, lihtsalt see mõte, et on inimesi, kes julgevad nagu öelda seda avalikult välja, Eesti perearstid ka, kes taavad vastu rindu, ütlevad, et jah, see on turvaline, see on kindel, et see on millele tuginedes, kus on see turvalisus andmed? Kindlasti on ka neil omad argumendid ja teadusartiklid, et see kõik on back upitud. Ja ega Eesti arstide seltsid, perearstide seltsid ka ju jälgivad, mis teadus kirjutab ja arstid ise omavahel ka jagavad palju informatsiooni. Aga siin on võib-olla selline just, et sa mainisid seda geeniteraapia, et see samas Siimlandi podcastis ma kuulasin, et ega see geeniteraapia ikkagi tuleb peale. Ja vaata, kui mäletad, siis meilt ju koguti verd, et tulge andke oma geenid, eks ole meile, et siis me teeme teile individuaalravi. Et see on tuleviku või õigemini juba oleviku, et nüüd see vaktsiini tootmine kiirendas oluliselt neid protsesse, et järgmised ravid saavad või ravimid ilmuvad kindlasti palju lihtsamini meile. Just. Ja vähiravi samamoodi on juba ju tükk aega olnud. Selline teadusrevolutsioon on praegu toimumas. Et see uus geeniteraapia ja need igasugused geeni, RNA, igasugused süsteemid arenevad tohutult, et kui mõni ütleme 10 aastat tagasi töötas võib-olla 10 arsti selle teema kallal, siis täna võib-olla tõenäoliselt juba 100 või isegi rohkem, aga ma arvan, et iga aasta see kasvab nagu kordades ja 5 aasta pärast on see üks suurimaid tööstusharusid maailmas tõenäoliselt. Et ma olen kuulnud palju Araabia Ühendemiraadid, ma ei mäleta, mis seal podcastiski mainis, kes oli 100 miljardit panid surematuse uuringutele, et põhimõtteliselt aastaks 45 vist on olemas siuke ravim või 35 süstid sisse, saad ise otsustada, et kas sa tahad vananeda või sa ei vanane. Uuritakse raku vananemist, pannakse seisma, et maailma populatsioon kasvab. Aga seda sõjaväe asja, vaata, see on tõesti ka, et teema, et sa mainisid, et noored poisid lähevad sõjaväkke, kuidas sa siis arvad sellest asjast? Minu jaoks see, et okei, et iga inimene võtab ise selle riski ja kui sa oled täisealine inimene, siis sa võtadki selle riski, sa võtad kaalutletud riski ja kõige olulisem on see, et sul oleks nagu see infoväli selline tõesti, mis on nagu tasakaalustatud. Kas täna sõjaväes saavad valida või on niimoodi? Nad ei saa ju põhimõtteliselt valida ja oli just see uudis, et kaitseväes läheb vaktsineerimine kohustuslikuks. No näed, et kaitseväes sa keelduda ei saa ja vaktsiinist ka siis keelduda ei saa. Või saad siis alternatiivse selle kaitseväe valida omale kuskil hooldustöötajana, kus sul on ka kohustuslik vaktsineerimine. Et ma nagu väga hästi ei saagi aru, et mis see kesktee siin koos siis me tahame nüüd sellest põlvkonnast, kes nüüd tuleb, et siis tekib see, et kui vanasti me tahtsime, et Eestis sünniks palju lapsi, siis me tahame, et meil nagu väga palju lapsi ei sünni ja ma saan sinu ütlust nii aru. Ma ei tea, sellepärast, et mõjusid viljakusel ei ole keegi uurinud. Mina tahakski, et las olla need uuringud ära ja siis me teeme need otsused ja siis igaüks võibki teha, eks ju, ilma selle kohustusliku nõudmiseta ise nagu otsuse, kui ta leiab, et see riski ja kasu suhe on nagu okei tema jaoks, eks ju, ja ta leiab, et see risk on suurem, et las ta siis otsustab nagu ta otsustab, aga see peab olema nagu ikkagi inimese isiklik otsus, on ju. Jaa, ta rääkideski sellest hetkeolukorrast, kas meil on praegu mingi lahingusituatsioon üldse või meil on niisugune, me teame enam-vähem, see haigus levib, eks ole, see viirus levib, inimeste osad haigestuvad, me enam-vähem teame, palju neid on ja kuidas, et kas meil on mingi niisugune paanikaosukond üldse praegult või? No aga on ju, paanikaosakond. Kus sa arvad? No
ma arvan, et riiklikes struktuurides on mingisugune paanika, sest vastasel juhul ei loositaks välja, eks ju, Apple'i iPhone. No, kohalikud omavalitsuse valimised on tulemas, see on üks asi, mis mõjutab kindlasti ja nii edasi. Ma olen nii poliitika kauge inimene, ma tõesti ei oska aga ma mõtlen lihtsalt seda, et kas meil tegelikult on nagu haiguse seisukohalt, kuidas sa tunnetad, on siis paanika või on rohkem selline inimeste enda sees loodud paanika või ma arvan, et inimesed on nii tüdinenud sellest koroonast, et inimestel pole enam mingit paanikat. See, kes seda trummi kogu aeg taob, on endiselt, eks ju, ikkagi meie peavoolumeedia ja poliitikud. Et põhimõtteliselt sealt on need impulsid pigem nagu tulemas. Aga mis sul seal veel mõttes oli, et nüüd sa rääkisid sellest kaitseväest, sa rääkisid lastest, on ju? Jaa, ma tahtsin rääkida sellest, et kuidas üldse, et väga hea, et me rääkisimegi paanikast praegu, et tahtsin rääkida sellest, et kuidas tegelikult paanika mõjutab immuunsüsteemi. Et ma juba, no täpselt oligi enam-vähem siis aasta tagasi või 1,5 aastat tagasi avaldasin ka sellise artikli, mis jagas väga kenasti, mis rääkis sellest, et kuidas tegelikult ärevusseisund, see, kui meil on kogu aeg nii-öelda see sina arstina kindlasti tead seda, meil on 2 närvisüsteemi poolust, see on siis parasümpaatiline ja sümpaatiline närvisüsteem. Ja see parasümpaatiline on siis see närvisüsteemi dominantsus, kus me oleme viljakad, nagu öeldud, me seedime hästi, me taastume, terveneme, oleme rõõmsad ja õnnelikud, see on siis see meie lõõgastunud närvisüsteem. Ja see nii-öelda versus siis see sümpaatiline närvisüsteem, kus me tõmbleme, võitleme, põgeneme, kangestume, kivistume, poeme peitu, eks ju, see fight or flight süsteem. Ja paanika genereerides me kogu aeg siis aktiivselt nagu, eks ju, olemegi selles visklemise süsteemis, kus me tegelikult, meie immuunsüsteem on tugevalt alla surutud. Et kui ma mõtlen niisuguste raskete aegade peale, siis ma pigem nagu tahaksin, et riiklikult oleks doteeritud sellised rahva lõbustamise mingisugused süsteemid. Nagu vanast Roomast oli see panem et circenses, eks ju. No meie teeme siin entertainmenti praegu ka. Me siin klounid, eks ju, praegu. Nagu meist sõltuks palju. Just, et leiba ja tsirkust rahvale, et see oleks pigem just nagu, et me püüame kas või rääkida sellest, mis hoiab seda toonust nagu kõrgel, eks ju. Et mingisugused head filmid, hea positiivne jutt, ma ei tea, et riiklikul tasemel oleksid võinud sellel ajal tõesti olla nagu toitumisloengud, see, kuidas me saame stressijuhtimismeetoditega ennast paremas toonuses hoida vaimselt, füüsiliselt, ilmtingimata mingisugused suured, eks ju, mingisugused programmid, et kõik inimesed hakkaksid liigutama ennast, et nad tuleksid, ei oleks need kangelased diivanil, eks ju, kes nii me olime kangelased, eks ju, see oli nii hea see saksa mingi klipp, et nii said meist kangelased diivanil aelades, eks ju, koroona ajal, kui keegi ei tohtinud välja minna. Et just vastupidi, et oleks tahtnud nagu näha riiklikul tasemel seda nagu inimeste energeetilise vibratsiooni tõstmist, selle asemel, et kogu aeg nagu taguda seda trummi, et must mees on sinu linnas, must mees on sinu tänaval, must mees on sinu voodi all, nii palju laipu, et mida see nüüd kellelegi nagu head kaasa tõi. Ja näidati, eks ole, suuri surnuaedu ja nii edasi, et nüüd on kõik on surnud. Ja iga päev loeti ette, eks ju, kui palju keegi on surnud ja eks nad ju jätkavad seda. No jaa, et nüüd on ju niimoodi, et nüüd ei ole näiteks lihtsalt infarkt, nüüd on koroonainfarkt ja koroona neerupuudulikkus ja koroona see ja teine, eks ole, et kõik, et siis saab matuse toetust ja nii edasi. Aga eks see on omaette plagiaadiks muutunud või selleks farsiks kõik, aga just, et positiivne vibe on nagu ülioluline, et hoiame nagu ikka seda huumorit ja asja nagu elus ja teeme nalja ka. Aga väga raske on seda hoida, sest enamik inimesi on sõna otseses mõttes nagu adrenaalselt läbi põlenud või nad on tõsis adrenaalses väsimuses, et see pidev ja see ei ole ju ainult niimoodi, et me nagu arvame, et me oleme tüdinenud, ka meie immuunsüsteem on väsinud paanikast, sest tõesti sõna otseses mõttes. Ma toon näiteks niisuguse näite sooletraktist, et me kohe hakkame natukene rohkem rääkima, eks ju, sooletraktist ja kõikidest nendest toitainetest, millega me saame ennast toetada, aga kui meil on aktiveeritud selline paanikaseisund, siis tegelikult patogeenide nii-öelda elutegevus meie sooletraktis tehakse väga lihtsaks ja tegelikult patogeensete bakterite selline prolifereerumine või vohamine on 1000-kordse nii-öelda kiirusega toimub võrreldes siis, kui me oleme, eks ju, selles lõõgastunud situatsioonis. Et me teame, et ärevusega inimesed ju lähevad liimist lahti, lähevad kõhud korrast ära, tekivad igasugused seedeprobleemid
Ja see ongi see põhjus, et kui me nii-öelda suuname kõik oma energeetika ja kõik selle nii-öelda ka vereringe suuname sinna lihastesse, et võidelda, põgeneda, kangestuda, kivistuda, peita ennast, et sellel ajal ju võetakse kõik see veri ja see energia ära meie seedetraktist, see võetakse ära meie immuunsüsteemist ja täpselt nii lihtne ongi. Meil ei ole võimalik paanika ja ärevuse situatsioonis olla tugeva immuunsüsteemiga. See on bioloogiliselt, see on füsioloogiliselt täiesti võimatu. Ja teine asi, millest me räägime, ongi ju sageli võib-olla tuues siis sellist arstlikku vaatevinklit on see, et me räägime kroonilisest põletikust. Et see on krooniline põletik ja vaata, see põletik ei ole ainult see, et oi, et mul on siin haav ja siis mul on selline põletik, nüüd me paraneme. Põletik võib esineda ajus. See võib esineda ajus ja teeb väga suurt kahju ajutasemel meie mäluga, meie arusaamiste ja nii edasi paljude asjadega. Põletik võib esineda meie nii-öelda siis sellises hormonaalaparaadis, eks ole, kui me räägime näiteks pankreasest või üldse kogu selle meie nii-öelda riskirühmadest, eks ole, et pankreas, neer, asjad, kõik see insuliini, suhkru teemad, eks ole, siis räägime toksiinide väljutamist, maksad, neerud, eks ole, kõik nad kannatavad stressis väga ja 80% meie immuunsüsteemist on soolestikus, sõbrad, on soolestikus. Et jällegi tulen selle meie saate alguse juurde, et oled see, mida sa sööd, et su sooled peavad olema korras, on ju, eriti täna, et selline positiivne vibe siin, maks korras, neerud korras, toitumine korras, liikumine, ülioluline, muidugi see on igast liigese põletikud ja muud siuksed teemad, eks ole, aga põhiline ju, mida koroonaviirus teeb, on see, et ta põhjustab tohutu sellise põletikulise reaktsiooni üle keha, eks ole, teatud organites eriti, mis saavad kahjustada ja need, kellel on eelsoodumust nende organite juba mingi varasema mingi kahjustuse näol, kõrge vererõhk või mis iganes, nemad on see riskigrupp ja selline positiivne mõte suudab muuta nii palju ja liikumine suudab muuta nii palju meie immuunsüsteemi, et põhimõtteliselt ühe kuuga, kui te võtate käsile ennast, ühe kuuga muudate oma hoiakud ja mõtted ära, te lähete siit polaarsust täiesti teise. See on võimalik ühe kuuga, inimesed. Ja sama on ka valitsejad, et kui te vaatate meid, mis valitseja, sõna valitsus on minust nii iganenud. Mind ei ole vaja valitseda, ärge valitsege mind. Otsustage oma asju, tehke, aga sõna valitsus on minu arust natuke imelik. Et otsustajad, kui te tahate midagi riiklikul tasemel otsustada, kuulake, võtke positiivne vibe, käige jooksmas, nautige elu ja tehke inimestele see sama lihtsaks elu ja näete, meil viirus hakkab kaduma. Vaadakem seda positiivset poolt ka, aga ma just tahtsin veel öelda, et meil ongi nagu selline tänapäeval päris palju meditsiinis ka uuritud psühhoneuroimmunoloogiline telg, eks ju, et see, kuidas me tunnetame oma keskkonda, kas see meie keskkond on meie jaoks turvaline või on ta ohtlik. Vabandust, et kas kõik inimesed on meie ümber nagu viiruse nakkuse kandjad ja on meile ohuks või nad on meie sõbrad ja lähedased, eks ju, keda me teame, et need on terved ja meile nagu turvalised. Et need samased impulsid, mida me siis keskkonnast saame, me ju tõlgendame oma närvivahendusaineteks ja need omakorda hakkavad mõjutama väga tugevalt meie immuunfunktsiooni. Et see ongi see, miks me tahame nagu oma keskkonda ikkagi nagu tegelikult just interpreteerida turvalise keskkonnana, need inimesed, kes meie ümber on turvalised inimesed. Me ei taha vaadata kõiki nagu ohuallikatena ja kogu aeg genereerida seda hirmu oma lastes, et vaadake, et nad on, eks me peame kõik maske kandma, me oleme nii ohtlikud üksteisele. Ja kui mask ära kukub, siis on püstol suust väljas, tema on mõrvar. Jah, siis on põhimõtteliselt nagu immuunsüsteem kukkus maha, kui mask kukkus maha, eks ju, siis ei olegi enam midagi. Keegi ei ole mõrvar. Et see on nagu hästi selline, kurioosne ja ma ütleks nagu drastiline, et kui sa mõtled nagu selle peale, kuidas tegelikult keha toimib ja kui võimas on meie immuunsüsteem, et siis need on lihtsalt sellised kummalised vastuolud, mida see koroona-eera on kaasa toonud meile. Et see on sündinud uus inimene või? No nähtavasti on jah, et me oleme... Uus liik on tulnud. Jah, nii on, et me oleme sellised ohtlikud nüüdsest üksteisele. Et terve inimene, et ma just olen mõelnud, et ei tea, kui mina kui terve inimene pean kuhugi minema, siis ma panen selle sama valge sellise kostüümi endale selga, suure selle hapniku maski ette ja visiirid ette, siis ma lähen nagu nii-öelda jalutama, sest terve inimene on olla ohtlik, eks ole. No tundub nii, et mina pean siis käima nagu sellise märgistatud kostüümiga ja siis kõik, kes on vaktsineeritud, nemad on kõik ohutud
ja nendel võib olla kõik piirangud maas, eks ole, nad võivad kõike teha, eks. Aga samas meie ühiskond on nagu pool ja pool. Nad võivad samal ajal kanda gripiviirust, aga see on okei. Gripi, ma ei tea, kas kõik räägivad, et gripi üldse ei eksisteeri, aga ma olen aru saanud, et praegu on päris paljud lapsed nohu ja köhaga kodus, et vähemalt tutvusringkonnas küll ja et ei ole koroona, aga lastel ikkagi esineb teatud ülemiste hingamisteede haigusnähte, nii et vist ei ole ikka päris nii, et ühtegi muud haigust enam eksisteeri kui ainult koroona. Võib-olla mõni haigus on veel jäänud, jah. Ja kui me mõtleme üldse selle gripi peale ka, et siis on teada näiteks, et gripp on palju ohtlikum lastele ja täpselt samamoodi see respiratoorne syncytiaalviirusnakkus on palju ohtlikum lastele ja mitte kunagi ja palju rohkem lapsi ka sureb, eks ju, gripi, ütleme, ma toon siin sellise näite, et kogu selle 1,5 aasta jooksul Ameerika Ühendriikides on surnud täpselt 355 koroonaviirusega. Kas nad on surnud koroonaviiruse tagajärjel, seda keegi ei tea, aga seda viirust on, eks ju, neil siis kohatud seal, kui neid on seda testi tehtud. Ja iga gripi hooajal keskelt läbi kuskil, olenevalt selle gripitüve eripärast, siis hooaja kohta kuskil 500 kuni 1000 last võib surra gripiviiruse tagajärjel, see on Ameerika Ühendriikide statistika. Nii et lapsed tõesti ka nagu viivad seda nakkust edasi ja gripp on lastele ohtlik, aga mitte kunagi varem ei ole tulnud selle peale, et eks ju koole sulgeda või maskidesse suruda lapsi gripi hooajal. Ja nüüd selle koroonaga me oleme kõik need sellised kummalised düstoopsed meetmed nagu kasutusele võtnud. Samas ma loen nagu perearstide postitusi, et nemad väidavad, et nad tahavad tavalise elu juurde ruttu tagasi saada, et ilma maskideta kõik, aga see tähendab, et kõik peavad olema vaktsineeritud. Mul on nii raske. Minu käest küsitakse kogu aeg, kas siis on nii või naa või? Mõtlesin sõbradega, mina ka ei tea. Ma ei tea, ausalt, ma ei tea, andke andeks, ma ei tea. Minu seisukoht on see, minu lapsed on vaktsineerimata, eks ole, et see on täna minu seisukoht, et võib-olla see ei ole peavoolumeediale meeldiv statement, aga ma ootan veel, et ma ei näe, et mu lastele oleks see ohtlik ja kuidagi, et mina pigem arvan, et lapsed võiksid olla ikkagi lapsed ja looduslik immuunsüsteem teeb oma tööd. Laske neil olla rõõmsad, las nad jooksevad õues ringi, praegu veel saab õues joosta, eks ole, et ei ole veel seda pori nii palju, et las nad korjavad maast õunu ja söövad neid, eks ole, et kõik ei pea desoainega puhtaks pressama, et meie loomulikku immuunsust on vaja praegu turgutada just sellise positiivse värske õhuga, et liikumine, et see ülekaalulisus. Jah, et selline arvutis koju, eks ole, et kõik on pärast niimoodi kaelad kanged, eks ole, meil hakkame siis tugiliikumisaparaadi probleeme lahendama ja muid. Aga räägi veel, mis sul südamel oli või mureks, et sul on see... Mul on nii palju asju mureks. Just pane tulda, ära lase mul rääkida, tulista sina ole ja. Ma tahtsin rääkida, et see ongi väga hea, et sa tulid selle juurde, siis ma nüüd võiksimegi alustada nüüd lõpuks, võib-olla inimesed tahtsidki mind kuulata, hoopis sellepärast ma räägiks neile toidust. Jaa, no me jõuame saate sisuni, on ju. Aga mul on nagu integratiivne taust selles mõttes, et ma ei saa nagu rääkida integratiivse meditsiini lähenemisest või integratiivse teraapia lähenemisest, kui me ei räägi nagu kõikidest pusletükkidest. Sellest moodustub see holistiline tervik. See on nagu nii hea, et see integratiivne meditsiin, see vairuse tervishoid. Täna me teame seda, et tervishoid põhineb sellele, et arstid õpivad arstideks, eks ole, nad oskavad lõigata, nad oskavad diagnoosida, nad oskavad tablette kirjutada. On ju? See on see, mida arstid üldiselt väga hästi teavad Eestis ja oskavadki meid tuua sellest kriitilisest olukorrast välja, see on vajalik. On vaja lõigata, on vaja teha asju, on põletik, tuleb tegutseda, eks ole, ei ole nii, et mine puud kallistama, eks ole. Aga integratiivne meditsiin on ikkagi see, kus me ühendame need vanad tuhandeid aastaid vanu teadmised, ühendame selle tänapäevase asjaga, paneme selle inimese nagu uuesti kokku, eks ole, palju põhjalikumalt. Ja see on palju suurem abi. Arstid on nagu selline tuletõrje päästeüksus ainult, aga ma arvan, et 8-90 või isegi võib-olla 95% on see, millega sina tegeled, päästab inimesi. Just nimelt, et oli see naljapilt, eks ju, kus oli see, et ühel pool oli kohutav järjekord ja seal olid siis operatsioon ja ravimid, eks ju, ja teisel pool onu istus ja seal niisama kõlgutas jalga üle põlve. No nagu Kreeka ja Hispaania taadid, eks ole, kuskilt, et tõmbad sigarit, joovad oma mingid, mis iganes krapad seal, eks ole, naudivad elu, elavad pikalt ja rõõmsalt ja haiguseid teil pole, eks ole, või kuskil. Kõik on chill, eks ju, manjana. Ja, chill, et elavad lihtsalt naudivad elu, nad elavad, naudivad, nad elavad kauem. Jaa. Et sellest võikski rääkida natukene toidu ja tervise ja immuunsüsteemi turgutamise teemadest, eks.
et väga sageli on kohata ka jälle ka meditsiinis või lihtsalt võib-olla inimeste selline tavapärane skepsis, et kuidas me saame siis toiduga üldse turgutada ennast ja kas toit üldse saab meie immuunsüsteemi mõjutada. Et siis võib-olla oleks siinkohal hea meenutada, et meie selline toitumisteraapilised lahendused ka tänapäeval ikkagi toetavad teadusele. On olemas sellised võimsad teadusharud nagu epigeneetika ja nutrigenoomika. Eks ju, nutrigenoomika siis viitab sellele, kuidas siis erinevad toitained mõjutavad meie geeni ekspressiooni ja meie siis epigeneetika näitab seda, kuidas siis keskkondlikud mõjurid, sealhulgas ka toit, mõjutab meie geeni ekspressiooni. Ja need on siis need sellised võimsad teadusharud, millele tuginedes me saame absoluutse kindlusega öelda, et toit on väga tugev epigeneetiline mõjutaja, geenide ülene, siis epigeneetiline ehk geenide ülene mõjutaja ja see on üks nendest keskkondlikest faktoritest, mida me saame enda heaoluks ära kasutada, et olla terved, et olla heas toonuses ja energeetilise vibratsiooniga. Jah, ega geenid on lihtsalt üks selline nagu ehituskonstruktsiooni karkass meil, eks ole, aga kõik tegelikult see, mida me mõtleme ja kuidas me nagu käitume, siis me võime isegi, on ju teadusuuringud, kus isegi rinnavähist on võimalik hoiduda, isegi kui sul on väga kõrge võimalus geneetilist rinnavähi järgi. Sa lihtsalt oma liikumiste ja tegemistega lihtsalt hoiadki seda eemal, eks ole. Et geen ei tähenda sõbrad seda, et nüüd on see geen ja nüüd on see haigus, vaid meie saame epigeneetilist ennast muuta, disainida ja oled täpselt nii vana, kui sa mõtled, et sa oled või nii terve, et pange pea tööle ja kuulame edasi, mis sul selles rääkida on. Või nii huvitav? On huvitav, jah. Et lihtsalt, et omal ajal, kui oli, võib-olla kõik on kuulnud sellisest võimsast mikrobioloogist ja keemikust nimega Louis Pasteur. 18. sajandil elas, nimetati pasteuriseerimise isaks ka. Ja tema läbi kogu elu ta kusjuures töötas ka välja mõned vaktsiinid, marutaudi vaktsiin ja mis tal oli seal, ma ei tea, koolera vaktsiin või mis tal seal veel mingisuguseid vaktsiine ta genereerib. Marutaud oli kindlalt üks neist. Aga oma surivoodil ta oli tegelikult ikkagi kinnitanud seda, et bakter kui selline ei määra midagi, et keskkond määrab kõik. Ja kui ta terve oma elu siis keskendus nende mingite üksikute bakterite siis nii-öelda elimineerimisele, et bakter on kui viirus tekitaja, kui patogeen, või tähendab, vabandust, kui haiguse tekitaja, kui patogeen. Samamoodi me võime, eks ju, samamoodi seda nii-öelda parafraseerida ja öelda, et see viirus ei määra midagi, keskkond määrab kõik. Nii nagu ütles Louis Pasteur selle bakteri kohta. Et tõesti, et see viirus ise ei määra midagi ja see keskkond määrab kõik, aga see keskkond ongi see meie keha keskkond, see taustsüsteem, see inglise keeles on väga sõna terrain või see terrain, see meie mõjuväli, et millesse, kuhu see viirus või see bakter või patogeen satub. Et see on see, mida me saame, seda keha keskkonda me saame väga tugevalt toiduga mõjutada. Täpselt samamoodi nagu ka oma heade stressijuhtimistaktikate ja joomise ja kõige sellega, et me saame neid mõjureid nagu teha soodsa toimeliseks oma kehakeskkonna nii-öelda toetamiseks. Ja toit on kindlasti siis üks sellest, mida saaksime enda jaoks ära kasutada. Ja praegu ka, et jah, on tõesti õige, et me ei saa öelda, et ma ei tea, toiduga me ravime koroonat või mingi üks toitaine nüüd ravib koroona ära, sest me teame, et täitsa ametlikult on keelatud öelda, et toiduga saaks ravida, et ravimid on ainsad, mis tohivad ravida. Aga me siinkohal tuletaksin meelde, ravimid on mürgid. Ravimine on tänapäeval asi iseeneses. Inimesi ravitakse aastakümneid, aga selle ravimise tulemusel ei saabu ju tervenemist sageli. Need kroonilised haigused kestavad edasi ja inimesed võtavad järjest rohkem ja rohkem ravimeid. Doseerimise küsimus. Ja, just. Et ma olen sinuga täitsa nõus. Ravimid on väga olulised, nad võivad anda väga tugeva sellise mõjuri rasketes situatsioonidest, eks ju, kiirelt nagu välja tuua inimesi ja seda tausta hoida. Aga me peame sinna ravimite kõrvale või veelgi parem ilma ravimiteta ka tegema väga palju oma keha jaoks. Ja siin tulebki välja siis selle toidu mõjuväli. Et kuidas see toit tegelikult suudab meid aidata. Ja ma arvan, et ma kellelegi väga originaalselt ei mõju, kui ma ütlen, et me peaksime kõik sööma kvaliteetset mürgivaba terviktoitu, et see on see meie... On see saadaval kuskil või? Võimaluste piires, eks ju, ütleme, et sellised orgaanilised lahendused on endiselt olemas. Maapiirkonna inimesed on eelisseisundis. Mul oli just täna või oli see eile, see oli vist siiski juba eile üks klient, kes ütles, et ta elab Kihnu või ta on praegu Kihnus, et seal on küll ülipuhas keskkond, aga seal pole mitte midagi süüa. Kui sa ise midagi ei kasvata, siis külapoest mitte midagi saada ei ole, et on ainult
tang ja täpselt nii ongi, et et sa võid loota, et sa maapiirkondades saad nagu midagi väga maitsvat poest ja kõik on orgaaniline ja puhas, et ma olen aru saanud, et tegelikkus on hoopis vastupidi. Tulevik on ju, või isegi olevik on ikkagi kogukondlik ja nii nagu loodi piimaühistuid, nii tegelikult peaks olema toiduühistud äkki või niisugused üldse ühistud, et maapiirkondades inimesed üksteist toetaksid nii erinevate toidusüsteemide kui muudega, aga ole hea. Ma vaatasin, sa keerasid lehte. Ma lihtsalt mõtlen, mul on siin alati, et kui ma loenguid pean ka, et mul on nagu sellised pidepunktid, et ma ei unustaks ära, millest ma rääkima pidin. Mul on siin ka nagu paber ees, et sinna toidu juurde jõudes ongi see, et kui me nagu mõtleme, et selle toidu valikute tegemine, aga just nimelt kvaliteetsete valikute tegemine, üks võimalus võtta vastutust oma tervise eest. Ja tänapäeval on väga moodi läinud see, et me nagu kuidagi nõuame, et keegi teine peaks vastutama meie tervise eest, et sina pead vaktsineerima, et mina olen terve, siis sina pead kandma maski, et mina olen terve. Et nagu keegi ja arstitädi peab tegema mind terveks ja naabrionu peab hoolitsema minu tervise eest. Et see on täpselt, et mul oli üks tore naljajutt, mis siin ringi liikus, et oligi nii, et kandke mütsi, et mina oleksin terve. Või et see on naljakas, et ikka, et kui minu pea külmetab, siis ikka mina kannan mütsi ja kui mina kardan uppuda, siis ikka mina kannan seda päästerõngast enda ümber, mitte teised ei pea päästerõngastega olema. Et nagu rõhutaks seda isikliku vastutuse võtmise printsiipi, et see on äärmiselt oluline ja üks võimalus siis ongi see, et me tõesti hakkame tegema neid valikuid kõige paremal võimalikul moel. Et ma alati ütlen ka kus iganes mul lastakse seda öelda, et meie keha on püha koda tegelikult ja on selline ütlus, et püha kotta prügi ei viida. Me peaksime oma valikud nagu üle vaatama sellise pilguga tõesti, et need oleksid sellised holistiliselt head valikud. Me sööme head toitu, me joome piisavalt vett, eks ju. Me vaatame, mida me hingame sisse. Ma jälle tulen tagasi nende maskide nano- ja mikroosakeste juurde, mida me sisse hingame koos selle bakteriaalse saastega. Me vaatame, mida me määrime oma naha peale, eks ju, kui kohutavalt palju on neid tõsiselt õudseid östrogeenseid ühendeid meie kehakeemias, kosmeetikas, mida me saame pesupulbritest, pesupehmendajatest, eks ju, et see keskkondlik saaste on nii tugev, millega me igapäevaselt kokku puutume. Siis põhimõtteliselt ei tohigi midagi teha, eks ole, et kõik ju... Me teeme häid valikuid, me teeme häid valikuid, valime oma ellu parima. Õpetagi, et kuidas neid valikuid siis teha, et kuidas see inimene, kes meid jälgib praegult, et ta mõtleb, no ma käin seal Comarket või Coopis või Maximas või Selveris või kus iganes, eks ole, aga ei, mina käin Stockmannis, seal on parem näiteks või et kuidas ma siis nagu peaksin valima või anna mingi hea praktiline nõu inimesele. No, sa vihjasid enne sellele, et sellised kogukondlikud asjad, et eks juba kas või see, et kui ma ise teen omal põllulapi või teeme mingisuguse ühiskondliku põllulapi ja me kõik püüame midagi kasvatada, eks ju, see on üks variant, kuidas saada puhast toitu, taimekaitsemürkide vabu toitu, et ma tuletan meelde, et see päris hirmus taimekaitsemürk nimega glüfosaat, mis on siin Eestimaa põldudel ja Eesti leivaviljas, mida me nii tõstame jälle, eks ju, nii-öelda kõrgele seda meie Eesti puhas rukkileib. Et selles meie Eesti puhtas rukkileivas on kantserogeenne taimekaitsevahend nimega glüfosaat, mis on väga tugev hormonaalne toksiin, eks ju, mõjutab viljakust, on teratogeenne, toksiline, tekitab vähki. Et selline on siis meie Eesti selline nagu supertoit. Aga kuidas see siis turul on üldse lubatud, et kui see on niisugune fakt? Kas see on küsimus mulle? See küsimus sulle praegult, sest mul kedagi teist ei ole. Mul on üks leivatööstur ka patsientid, ma küsin ta käest järgmine kord, kui sa tuled. Ma ei tea, kui sa jälgid mind või sinu abikaasa, et arvestad, kui järgmine kord tuled minu juurde, siis ma küsin su käest, et mis jama sa ma sinna leiva sisse meile paned, aga kuigi tema ju ei pane, tema jahvat või ütleb, küpsetab selle leiva, eks ole, aga et ikkagi oma toorainet peab jälgima, aga mis veel praktilisi nõuandeid? Et üks asi, mida kindlasti võiks jälgida, on ka see, et me saaksime hästi palju nagu värsket toortoitu, et kellel ei ole just suuri probleeme, eks ju, kiudainega või millegi sellisega, et ta ei suudaks seda taluda või vastu võtta. Mingil põhjusel, et on väga palju sooleprobleeme, kus inimesed ei saa endale lubada selliseid tervikkujul toortoite, just ilma kuumutamata toite pean silmas. Aga et muidu me lihtsalt, et vaataksime, et meil olekski sellist hea energeetilise vibratsiooniga sellist värsket kuumutamata toitu, smuutide, salatite, kõikide selle näol, et see on väga oluline ja selline
toortoit, kus on sees ka rohkelt C-vitamiini, et kui me kohe räägime nendest täiesti sellistest spetsiifilistest toitainetest, mis aitavad ka immuunsüsteemi tugevana hoida, või selle koroona teema taustal. Et C-vitamiin teatavasti, lendub niipea, kui me hakkame seda kuumutama, ta kaob. Et sellepärast me peaksime saama just vaatama, et me saame siis ka seda toitu värskel kujul või ütleme ka hapendatud toidud näiteks on kõrged C-vitamiini sisaldusega, sealt see ei kao kuskile, keegi ei tule selle peale, et võib-olla tuleb selle peale, et hapukapsast hakata kuumutama võib-olla mingi jõuluprae raames, aga põhimõtteliselt eestlane võib-olla teab, me oleme kainemõistuslik rahvas, me teame, et hapukapsast tuleb süüa ka, värskelt, et me saaks seda C-vitamiini sealt kätte. Nii et need on sellised lahendused, et tuleb vaadata, et me ei keskenduks liiga palju sellele beežile menüüle, et kus kõik on kuumutatud, kõik on mingite kahtlase väärtusega õlidega üle valatud, friteeritud, küpsetatud, et me ikkagi vaatame, et meil on seda värsket menüüs, et see on hästi-hästi oluline. Ja kui me mõtleme laias laastus, me võiksimegi hakata nüüd vaikselt rääkima, ma ei tea üldse, kui kaua me siin oleme juba rääkinud. Pane tull taga, et kella ei ole olemas praegu. See, kes tahab, vaatab, kes ei taha, ei vaata, eks ole. Meie räägime oma juttu. Tund, et ma ei ära tunde räägi, aga pane niimoodi enam-vähem. Nii nagu lubatakse, nii ma siis räägin. Et me võiksimegi tulla siit edasi, et kuna me juba nende toitainetega hakkasime pihta, et siis võib-olla niimoodi vaikselt libiseme nende oluliste spetsiifiliste lahenduste juurde ka, mis aitavad meil koroona selle niinimetatud siis pandeemia raames siin oma selget mõistust ja head füüsist säilitada. Et seesamane C-vitamiin on paljuski eestlastele hästi tuttav, sest tegelikult kui see pandeemia algas, siis see oli peavoolumeediast käis ka korraks läbi ja võeti kiiresti maha see artikkel, et kuskil riigis, see oli nimelt Shanghai ka, kus tõesti nagu riiklikul tasemel soovitati adjuvanteraapiana kasutada ka siis C-vitamiini ja seal küll kasutati ka intravenoosset ehk siis veeni kaudu C-vitamiini. Et C-vitamiin on üks kõige võimsamaid immuunsüsteemi boostereid, mis on tõesti nagu, kui ma ei tea, see peaks olema teada-tuntud fakt, et kõik meie immuunrakud sisaldavad C-vitamiini kordades rohkem kui meie ülejäänud keharakud. Et meie immuunsüsteem sõltub C-vitamiinist ja teatavasti meie kehasiseselt vastupidiselt paljudele loomadele, enamik loomi suudab sõna otseses mõttes genereerida keha seest C-vitamiini ja seda tehakse glükoosist, aga inimene on minetanud selle võime, eks ju. Seega me peame selle C-vitamiini sisse saama, sest see on ülioluline antioksüdant. Ja C-vitamiin on siis selle koroonaga ka saanud nagu hästi nagu sellise kummalise staatuse Eestis, sest täitsa avalikult, riiklikult meie siis esi sellised meditsiini, kuidas ma siis ütlen, autoriteedid ütlesid, et C-vitamiini küll nüüd ei tasu nagu tarvitada sellisel puhul, kui me oleme alati teadnud, et viiruste puhul tarvitatakse C-vitamiini ja tsingi kombinatsiooni, eks ju, et see on väga kasulik. Et nüüd siis me saime selle sõnumi, et ei ole mitte mingit mõtet. Ja ma tooksin siin ühe sellise nagu väikese taustainfo, et jälle kord tulles tagasi selle paanika genereerimise immuunsüsteemi probleemide juurde, et kui me toodame lakkamatult palju stressihormoone, siis neerupealised on ka üks nendest kudedest, mis on kehas kõige C-vitamiini rikkam silmade kõrval. Ja me toodame seda adrenaliini ja kortisooli millest C-vitamiini kaasabil, eks ju, et me lakkamatult kulutame neid ressursse, et lihtsalt neid stressihormoone juba toota. Ja kui me nüüd nagu ei taipa seda asemele süüa, siis me olemegi ju järjest sügavamas ja sügavamas augus, aga neid antioksüdantseid, neid selliseid ütleme siis erinevaid vitamiine on just nimelt vaja selleks, et kõike seda vabaradikaalset tormijooksu ühesõnaga vähendada ja puhverdada. Nii et me peame teadlikult mõtlema, et kui me oleme stressirikas situatsioonis, meie C-vitamiini tarbimine automaatselt peaks nagu suurenema. See on iseenesest mõistetav. Ja et nagu hoiatada, et ärge nüüd C-vitamiini küll võtke, et see on nagu väga arusaamatu, et kindlasti peame kõik sööma C-vitamiini ja ma igaks juhuks kordaks ka üle need C-vitamiini allikad äkki või äkki sa tead, aga paku välja, et mis siis on? Apteegist pulber ja kapsel, et... Nii, aga toidust?
et ei tea, ma söön niisugust imelikku toitu, et ma püsin tervena, et ma söön kõike seda, mida sa rääkisid, ma sööngi ka hapukapsast ja söön igasugust no vaata, aga hapukapsas on väga hea, eestlased peavad meeles pidama, et hapukapsas on palju parem C-vitamiini allikas kui tsitruselised, eks ju? Tsitruselisi ja panen mingid sidrunitilkasid, panen vee sisse ja mul on seal tead naine väga tore, super. Ta jälgib, et ma oleks enam-vähem niimoodi. Enam-vähem toonuses püsiks. No väga hea, igal juhul paprika on väga hea, kiivi, eks ju, ebaküdooniad, kibuvitsad, et kõik need asjad on head C-vitamiini allikad ja eestimaised marjad üldse, nii metsa kui aiamarjad on head C-vitamiini allikad. Me peaks kõik nagu niimoodi skaneerima oma menüü mõttes läbi, kas seal on nagu C-vitamiini ja juhul, kui seal ei ole piisavalt, siis sellise raske ärevuse situatsioonis alati peaksime siis tugema oma keha. Siin vaata turult, õnneks me siin Nõmmel oleme, eks ole, turult saab metsamustikaid ka, eks ole, aga reeglina on ikkagi Poola mustikas ja maasikas ja kiivi tuleb sul Hispaaniast ja ma ostan küll kiivit ja asju ja puuvilju ikkagi sellisest kohast, kus poisid ise toovad Hispaaniast, eks ole, väikse autoga ja et me teeme siin seda laivi praegu mul kliinikus ja siin täna veel vastuvõtt käib, et siin aeg-ajalt mõni inimene tuleb, et ärge laske segada, aga nüüd sa rääkisid C-vitamiinist ja tsingist, eks ole, aga D-vitamiin ja magneesium. Aga ma tahaks veel C-vitamiinist rääkida natukene äkki juurde, et C-vitamiini võib võtta siis ka nii-öelda sisse ja igaks juhuks lihtsalt kordan üle, et ma mõtlen nagu sisse lisandi kujul. Et mitte ainult toidust me ei saa, aga me võime lisandi kujul ka seda võtta. Ja on olemas väga palju erinevaid, eks ju, C-vitamiini vorme, et me teame, et on olemas liposoomne, mis ühildub rakkudega täiuslikult, me teame, et on olemas naatriumaskorbaat ja magneesiumaskorbaat, need on siis nii-öelda mineraalidega puhverdatud C-vitamiini vormid, mis ei ole enam happelised, nad ei ärrita nii-öelda nii palju seedimist, et neid on päris mõnus tarbida suuremates kogustes. Ja seda C-vitamiini me saame ka supertoitudest. Ma tuletan siinkohal meelde, et näiteks Camu oled kuulnud sellisest põnevast. See on üks mari. Camu on mari ja samamoodi amla, mis on India karusmari. Ja nad on kõige võimsamad C-vitamiini. Nad on superpulbrid täna. Et jah, et see ongi nagu selline funktsionaalne supertoit, eks ju. Jah. Apteekides vist väga ei ole. Oi, apteekidest me tervist ei osta. Apteekidest me ostame ravimeid. Tervist me saame ikkagi kuskilt pigem nagu orgaanilistest kohtadest. Eks ma natuke lõõbin ka, et ärge pange tähele, et ma olen siuke chill vana. Ja ühesõnaga, et C-vitamiinist me nüüd oleme äkki ära rääkinud, aga tõesti, et igal ühel meist võiks olla stressirikkal perioodil see heas kvaliteetses vormis C-vitamiin olemas, ta me tarbime vastavalt vajadusele, ei maksa siis sellega üle boostida, nii et kõht lahti läheb, aga nagu öeldud, need mittehappelised vormid, liposoomsed vormid, neid me saame suuremas koguses võtta, ilma et meil tekiks nagu osmootset kõhu lahtisust, kõhuprobleeme tekiks. Ehk siis C-vitamiini sa soovitad siis mida täpsemalt nüüd, et kui inimesed tahavad, et täpselt anna mingi täpne nagu... Ei taha anda. Ei, okei. Et sõltub inimese kehast, eks ole, keha kompositsioonist. Ma võiks siis hakata juba rääkima, eks ju, et siis kõik arvavad kohe, et ma tahan endale ja sa kuulusid ühte olulist asja küll, et ma toon lihtsalt ääremärkusena, et sa ütlesid, et meie arstid ei soovita varases staadios üldse ravi. Et vaata, inimesed jõuavad haiglasse haigusnähtude 10., 12., ütleme 10., 14. päeva juures jõuavad nad haiglasse. Seni teile soovitatakse juua ainult vett või mingisugust imelike asju, et ärge jumala eest midagi ravige ennast, eks ole. Et minu seisukoht on küll, et inimesed, kui juhuslikult, hea küll, see positiivne diagnoos ei tähenda meil mitte midagi, aga kui teil on nagu haigusnähud, siis jumala eest hakake nüüd nagu mõtlema, et D-vitamiinide ja igasuguste C-vitamiinide peale, et sinna haiglasse mitte jõuda, sest nii palju, kui mina olen teadusartikleid lugenud koroona asjast, on need vennad, kes haiglas juba on ja saavad haiglas juba D-vitamiine ja muid mineraale. Nad ei lähe hapnikumasina alla, ehk see hirm tont, see surm, mis on nagu haigla võrdub surm, ei ole. Et väga palju tehakse just sellist vitamiiniteraapiat ja just mineraalidega ravitakse seda asja, et ma ei saa aru, miks meie Eesti arstid praegult ei räägi varajasest kodusest ravist nende inimestel, kes on saanud esimesed haigussümptomid kodus, on ju. No aga meie teeme praegu selle töö ära ja mina räägin teile varasest ravist. Nii-öelda just läbi selle ortomolekulaarse meditsiini perspektiivi, et see ortomolekulaarne meditsiin ongi see, eks ju, õige molekul suures koguses õigel ajal võetuna saab väga palju meid aidata, et see on termin, mille siis Linus Pauling, eks ju, kes sai selle
ka Nobeli preemia laureaat Linus Pauling, ka suur C-vitamiini eest kõneleja, omal ajal siis nii-öelda rahvateadvusesse tõi see ortomolekulaarne meditsiin ja see on väga võimas teadusaru samamoodi, et sellesse võiks ka süveneda need, kes tahavad natuke toitainetest rohkem teada saada. Aga tagasi tulles selle tsingi juurde ja siin ma jõuan kenasti kaitseväe ja kogu selle vaktsineerimise teema juurde vaikselt tagasi, aga tsink on teine siis ülioluline mineraal, mida me peame saama ja tsink on jälle, et ta on väga tugev booster meie immuunrakkude taga, et ta boostib meile B ja D lümfotsüüte, eks ju, naturaalseid tapjarakke ja kõiki neid, mida meil on vaja nagu hoida heas toonuses, et olla haiguskindel, et me räägime jälle sellest hea tausta loomisest meie kehas. Ja tsink ei ole pelgalt immuunmineraal, vaid ta ka on väga oluline hormonaalsüsteemi selline võtmemineraal. Ja kõik see, mis noortel meestel, vanadel meestel, kõikidel meestel käib läbi sellise meheliku nagu läbilöögivõime või nagu selle testosterooni, on tegelikult tsingil baseeruv, eks ju, jõud. Et tsink on see, mis on väga oluline spermatogeneesiks, tsink on see, mis on väga oluline testosterooni tootmiseks ja tsink on see esimene mineraal, mida me hakkame nagu kiirendatud korras väljutama sel samal hetkel, kui meil on kõrgem stressifoon. Nii et me väljutame, eks ju, stressiga rohkem B-vitamiine, magneesiumit, C-vitamiini, tsinki. Et need on need põhilised toitained, mis meilt lihtsalt nagu riisutakse ära nii kohe, kui meil on paanika, stress, ärevus. Ja ma ütlen igaks juhuks ka ära, et ega see stress ja ärevus ei pruugi olla ainult nii-öelda tulenevalt mingitest vaimsetest või mingisugustest sellistest hirmutamisest. Et see stress ja ärevus võib kehas olla ka seoses toksilise stressiga või seoses füüsilise ülekoormusega. Et lihtsalt kõik see stress läheb kokku sinna ühte stressiämbrisse. Ja need on need ained siis, millest me kiirendatud korras lahti saame sellel hetkel. Nii et me kaotame tsinki stressiseisundis. Ja kui me tuleme jälle tagasi nende noormeeste juurde, et siis pigem nagu oleks mõistlik nagu toniseerida oma organismi sellel haiguste perioodil, miks kaitsevägi ei anna noormeestele C-vitamiini ja tsinki ja ei pane tähele, et mis on nende D-vitamiini staatus. Äkki meil tekib selline tohutu sugutung seal või mingi, et no ega see nüüd ega siis rohkem ei genereeri vaja. Ega nad nõukogude armees ka, ma saan aru, et tänapäeval kaitseväes olla nagu päris hea toitlustuse juures ja linnaluba on sul ka pidevalt. Jaa, aga tsink ei ole nagu afrodisiaakum, vaata, ta ei ole nagu libido õhutaja, vaid ta on lihtsalt nagu midagi, mida mees kaotab. Mida aktiivsem suguliselt on mees, seda rohkem ta kaotab tsinki. Et sina arstina kindlasti teab, et iga ejakulatsiooniga mees väljutab 3–5 milligrammit tsinki. Et see tsinki selline, ütleme, seksuaalselt aktiivne inimene veel väljutab eriti palju, meesterahvas just. Et selles mõttes peavad inimesed olema teadlikult oma nagu sellest elustiilist, oma harjumustest ja vastavalt sellele nagu doseerima ka neid erinevaid toitaineid. Et harrastage tantrismi, jah. Aga ärge nii palju nagu pursake või? See ei olnud minu sõna, eks ju, seda mina ei ütle. Ma olen lihtne inimene, ma toonitan kõigile. Ma olen seda kõike õppinud nüüd. Nii et tsink on hästi-hästi oluline toitaine lihtsalt selleks, et me kõik oleksime nagu ja kusjuures mitte ainult hormonaalse tasakaalu seisundi jaoks, aga tsink on ka kõige olulisem mälumineraal. Ja tagasi tulles koroona juurde on väga palju uuringuid tehtud, eks ju, seoses sellega, kuidas tsink on oluline koos selle hüdroksüklorokviini ja asitromütsiiniga. Asitromütsiin on, eks ju, see oluline siis antibiootikum ja hüdroksüklorokviin on üks oluline nii-öelda ionofoorina toimiv aine. Ja siinkohal ma seletaksin lahti, mis asjad need on ionofoorid. Et ionofoorid on sellised ained, mis aitavad siis ioonidel tungida läbi rakumembraani rakku sisse. Ja kui me teame, et tsink oma olemuselt nagu väga tugevalt pärsib viiruse replikatsiooni, viiruse vohamist või paljunemist, siis ta peab ju kuidagi sinna rakku saama, et kõike seda rasket tööd teha. Ja vaat nüüd just nimelt see hüdroksüklorokviin, see vaene demoniseeritud hüdroksüklorokviin on üks nendest ionofooridest, mis toimib tsingile nagu nii-öelda teerajajana sinna rakku. Ja seda, et hüdroksüklorokviin toimib suurepäraselt viiruste nii-öelda pärssijatena, tegelikult teadis ühiskond väga kenasti juba aastal 2005. Aga see ju keelati nüüd ära, või naeruvääristatakse jälle, et see ei toimi viiruse vastu ja nii edasi, et meil ei ole teaduslikult tõestatud see asi ja kõike, mis vanasti on toiminud, see enam nüüd ei toimi. Et enam kui 65 teaduslikku uuringut oli tema kohta tehtud, oli äkki eelmisel sügisel, kui Yale'i ülikooli professor Dr. Harvey Risch temast rääkis, eks ju,
et ta ei saa aru, et kuidas on juhtunud see, et see 70 aastat turul olnud üliturvaline ravim, eks ju, mida inimesed on aastakümneid tarvitanud malaaria raviks ja kõikide muude asjade raviks, ta on vähiravis kasutusel, see on alati turvaliseks peetud ravim, on nüüd äkitselt jälle midagi ülitoksilist, mis on kõikidele ohtlik, me ei tohi seda kasutada, eks ju. Aga ma tahtsingi, mul tuli praegu meelde üks põnev fakt, mida võib-olla ka inimestel on põnev teada, et aastal 2002-2003 oli meil ju SARS-CoV-1, mitte meil ei olnud, aga Aasias, Hiinas, eks ütleme, oli. Et jah, maailmas ei ole maailmas oli. Ja kui me võtame seda praegust viirust SARS-CoV-2, siis tegelikult ta on geneetiline, ütleme siis ta on homoloogne selle SARS-CoV-1-ga tervelt 75% väidetavalt. Et see ei ole sugugi nii uudne viirus, millega me kunagi varem pole kokku sama väidavad ka vaktsiinid pooldajad, et see vaktsiin oli ammu olemas, aga see juba toodeti siis, kui see oli CoV-1, hakati teda arendama, aga vahepeal pandi kinni areng, kuna see aktuaalsus kadus ära, see viirus nagu nii-öelda läks peitu. Ja siis seda ei arendatud edasi ja nüüd, kui tuli 2, siis see vaktsiin, et see ei ole üldse uus, et see on meil vana asi. Seda räägivad vaktsiini pooldajad. Ma olen täitsa nõus, võib-olla see on nii, sellepärast, et respiratoorsete haiguste vastu on püütud arendada vaktsiine circa 60-ndatest aastatest alates. Ja minu vanaonu, kusjuures paljud keegi ei teagi tegelikult, oli doktor Eino Kase, kes oli Nõmme kopsukliiniku peaarst, kes uuris juba siis väga innovatiivseid kopsuga seotud teemasid, mida me alles täna nii-öelda avastame. Oli tema juba 50-ndatel, 60-ndatel aastatel siin tegi. Nii et Nõmme ja minu vanaonu on minu üks suur eeskuju olnud arstiks saamisel ja üldse sellest nagu loos, et ma üldse täna olen arst. See on väga super, et meil on sellised eeskujud. Aga ma üldse ei arva, et võib-olla ma tean ju, et mRNA vaktsiin on arendatud 20 aastat vähemalt. Ja see ongi see probleem, et neid ei ole nagu suudetud arendada siiamaale välja, eks ju, et need on alati lõppenud fiaskoga, need katsetused. Aga räägime nii, ole. Nii, ja ma tahtsin tulla tagasi selle samas hüdroksüklorokviini teema juurde SARS-CoV-1 juurde, mis oli aastal 2002-2003. Ja peale seda, siis aastal 2005 juba tegelikult ilmus uurimus, mis näitas, et klorokviin toimib suurepäraselt selle SARS-CoV-1 vastu. Nii et kui me mõtleme, et see SARS-CoV-1 ja SARS-CoV-2 on praktiliselt nagu homoloogsed, eks ju, 3/4 ulatuses, sarnased, identsed. Ja esimesele viirusele see hüdroksüklorokviin suurepäraselt toimis, aga nüüd äkki sellele teisele ta absoluutselt ei toimi. Et siin on nagu väike selline nagu loogika teema. Kõike saab teaduslikult tõestada, sõltub, kes maksab. Mul kunagi, ma olen ka teadusega kokku puutunud ja olnud isegi doktorant, aga jätsin oma õpingud pooleli, sest ma nägin, et see ei ole maailma tipptasemel teadus, mida ma tahtsin teha. Et mul on seal puudused ja ma ise vabatahtlikul viimase pool aastal astusin mängust välja. Aga ma olen teinud mõningate uuringuid, ma olen siin sahtlisse palju kirjutanud. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et teaduses juba siis mulle paar venda ütlesid, et tead, me kirjutame sellise tulemuse, nagu sa soovid, on ju. Nagu öelda, kes maksab, see tellib ka muusika. Mis sa näha tahad? Aga räägime sinu asjadest, et räägime nendest nüüd see sitromytsiin ja need asjad ja siis läheb võib-olla veel mineraalidega edasi, sest aeg ka vaata ikkagi surub meid natuke. Et tsink, et lihtsalt, et see tsingi teema, see hüdroksüklorokviin tuligi seoses selle tsingiga, et ta on nagu nii-öelda ionofooriks sellele tsingile, ehk siis see aitab tsinki rakku ja me teame kõik, et tsink on väga oluline siis viiruste replikatsiooni ehk siis viiruste vohamise pärssimiseks. Ja siit nüüd edasi minnes me võime rääkida teistest ionofooridest, võib-olla mida rahvas vähem teab või võib-olla mõni on väga teadlik. Et kas sina oled kuulnud sellisest põnevast antioksidandist nagu kvertsetiin? Ei ole. Ei ole? Koroonapandeemia raames. Ei ole, kuidas see juhtus? No kuule, ma olen kogu aeg hambaid, vaata, ma uurin oma asja ja nüüd kuidagi saatuse tahte ma sellesse asjasse, aga ma ei tegele üldse koroona, see ei ole minu sõbrad, see, mida mina teen praegult, ei ole üldse koroona sõdimine, vaid see on inimeste teadlikkuse tõstmine erinevatest vaatenurkadest. On ju, et ma tahan anda adekvaatset informatsiooni peavoolu meediale lisaks, et kallikesed on olemas hoopis teine teadmine ka ja aus teadmine ja kutsungi siia rääkima need inimesed, kes on ausad ja räägivad oma asjast, on ju, tõsiselt. Et mina olen seni keskendunud kogu aeg nendele hammastele, on ju.
ja ma ei ole Igaüks viitsinud jäägu oma ennast üldse liistude mingi juurde. ja minu jaoks on rohkem peretähtis ja vaba aeg ja hambad ja sellega seotud nagu teadus ja kõik see, et ma ei ole see teema on minu jaoks kõik väga uus, aga väga põnev, ma uurin hea meelega praegu seda. Jaa, et siis ma võingi sulle pool tööd ette ära teha ja anda Ole sulle kõik kallis, need jah, trumbid palun. kohe kätte, eks ju, Just. et sa võid kohe siis nii-öelda rünnata. Et kvertsetiin on samasugune väga võimas antioksüdant. Ta on vähiteraapias kasutusel, integratiivses vähiteraapias kasutusel. Ta on väga võimsa viirusvastase toimega ja üks tema sellist boonuseid on jälle see, et ta ongi ionofoor. Ta jälle korda aitab seda tsinki rakku. Ja kvertsetiini, kust me seda siis saame? Me saame tegelikult punastest marjadest, me saame punasest sibulast, me saame, ma ei tea, kui mõned eestlased on tuttavad sellise natuke eksootilisema asjaga nagu kapparid. Kapparid on hea kvertsetiini allikas. Me saame rohelisest teest kvertsetiini, me saame tatrast kvertsetiini, brokolist, rohelisest, tumerohelisest lehtviljast, eks ju, siin tuleb jälle mängu see tumeroheline lehtvilja, see toortoit. Aga kvertsetiini on võimalik võtta ka kvaliteetse lisandina ja tegelikult need teraapilised doosid, mida siis ionofoorina kasutatakse tsingi nii-öelda kõrvale, et need ongi ikkagi ju kõrgetes doosides, heas kvaliteetses vormis ja kvertsetiini saab siis lisandina võtta ja muidugi seal kvaliteedi küsimus on ka, et on odavam kvertsetiin ja natuke kallim kvertsetiin, aga soovitan siis tõesti, et inimesed, kes tahavad ennast toestada, tõesti nagu tugeda sellel pandeemia perioodil, et see tsink ja kvertsetiin võiksid olla ühed sellised tõelised jackpot asjad, mida kasutatakse. Koos kasutada, jah? Neid võib kasutada koos, neid võib kasutada eraldi, kuidas keegi. Ja siit edasi võiks liikuda järgmise ülivõimsa toitaine juurde, milleks on rohelises tees olev siis niisugune aine nimega epigallokatehiin 3-gallaat. Ma olen kindel, et keegi seda kiiresti järgi ütelda ei suuda, aga lühendid on ta EGCG, et kui oled kuulnud. Ja seda saab täpselt samamoodi, et on rohelise tee ekstrakt ja jälle kord nagu kvertsetiin, nagu hüdroksüklorokviin, ta toimib ionofoorina tsingi jaoks. Ta aitab samamoodi seda tsinki rakku sisse, et tsink saaks oma rasket maatööd seal siis teha ja seda viirust seal pärssida. Ja seda EGCG-d saab samamoodi osta purgist, ütleme purgis kuskilt siis heast kvaliteetsest nii-öelda brändi toote, kuskilt biopoest nähtavasti Eestis ka seda müüakse. Aga seda me saame ka rohelisest teest. Ja siinkohal ma tuleks natuke tagasi nagu selle ütleme siis oma toidu ja kvaliteetsete jookide ja toitude juurde. Et paneksin siis rahvale südamele, et kui te võtate selle orgaanilise rohelise tee ja tahate oma immuunsüsteemi tugeda ka nende antioksüdantide baasil, et siis palun võtke ikka lahtine orgaaniline roheline tee. Et ärge palun tarvitage paberkottidesse või plastikkottidesse pakitud teed. Ja seda põhjusel, et plastikkotides teed, mis on need nagu sellised väikesed siidised ja sellised toredad, nii väga super vinged. Et nad tegelikult on, samamoodi annavad sinna jooki siis väga suures koguses nanoosakesi. Mikroplasti, täitsa tõsiselt. Ja need on kusjuures eksponentsiaalselt suuremas koguses kui ükskõik millises teises toidus. Ja täpselt samamoodi, kui me võtame siis jälle selline paberkotti, mida me leotame seal tee sees, siis see paberkott reeglina on ühe teatud sellise ainega nii-öelda aines leotatud või sinna paberkotti on pandud see aine sisse, selle nimi on siis epiklorohüdriin ja kui see paberkott siis selle veega kokku puutub, siis hüdrolüüsitakse sellest epiklorohüdriinist üks väga selline toksiline molekul, mis on tegelikult immuunsüsteemile väga halvav ja ka viljakusele väga halvav. Nii et tegelikult tänapäeval need teekotid ja põnev, eks ju. Et keegi ei julge enam iialgi juua, eks ju, lahtist teed joovad kõik. Et kallis abikaasa, et kuuled, et pakkidele no. Jaa. Et tegelikult on ka nii, et paljud inimesed on tundlikud sellele ainele ja nad tunnevad sellist väikest nagu kipitust kurgus. Et on väga see allergiline foon on kõrge, sa tunned nagu seda ära, et see ei ole nagu päris hea asi. Et te siis nagu uurige, et pigem ma üldse soovitan, et tarvitada orgaanilist lahtist teed, aga kui see ei ole võimalik, et siis vähemalt uurida tootjalt järgi, kui teil on mingi lemmikbränd, kas nad kasutavad epiklorohüdriini ja kindlasti vältige siis neid plastikteekotte või neid selliseid väga kuule siidiseid mingisuguseid variante. Et aga edasi minnes, et me rääkisime nüüd 4 erinevast toitainest, räägiks kiirelt läbi ka selle D-vitamiini teema, et on ju teada jälle, et see D-vitamiini staatus kehas on ülioluline.
ja on palju uuringuid tehtud sellel baasil, et kui see D-vitamiini tase, et me mõõdame D-vitamiini vereproovist, igaüks võib teha Synlabis või perearsti juures selle. No perearstid tänapäeval ei taha enam, eks ju, teha seda, et see on millegipärast väga ei armastata. Miks? Ei ole vist raha nii palju, et saadetakse pigem inimesed no kuule, me maksame ikkagi korraliku solidaarsuskindlustusmaksu ja perearstid ei võta nagu kahjuks. See on päris hästi rahastatud süsteem, et ärge võtke väga isiklikult, aga minul ei ole haigekassat, kes mind iga kuu toetab, eks ole, ja perearstid ju saavad ju pearaha, eks ole, et natuke peab ikka nagu inimeste tervise eest ka pingutama, et see on väike kriitika teile, sõbrad. Ma arvan, et see oleneb sellest riiklikust rahakotist, et mida nad saavad teha ja mida ei saa. Ja, aga D-vitamiini analüüs täna viiruse pandeemia ajal, nagu, kuidas me seda ei tee siis, et mis ja kõikidele vanematele inimestele samamoodi, sest me teame, et kõik need sellised vitamiinid, ressursid ju lähevad alla, et mitte midagi ei tule juurde, kui me vananeme, et ikka kõik läheb natukene vähemaks. Ja on siis uuringud selle kohta, et kui see D-vitamiini staatus veres on alla 50 nanomooli liitri kohta, siis tegelikult on see inimene 2 korda suuremas riskis haigestuda COVID-isse ja eksponentsiaalselt suuremas riskis sattuda COVID-iga intensiivravipalatisse või ka surra. Et see D-vitamiin kõige algelisem asi, mida me saame teha, et nüüd peale seda Eesti väga troopilist suve, eks ju, on väga lihtne meil eeldada, et meil on kõigil hea D-vitamiini staatus, aga ka see ei pruugi nii olla, sest mul käivad kliendid, kellel peale seda troopilist suve on D-vitamiin 30. Ja ma küsin, et kas te käisite kuskil väljas ka, sattusite päikese kätte ja käisin seal D-särk oli seljas või jah, tegin seal maal tööd, aga tema D-vitamiin on endiselt, eks ju, 30. Aga ma olen aru saanud, et D-vitamiin on ikkagi silmade kaudu nagu ka hästi niimoodi. Silmade kaudu, jah, on väga oluline. Aga lõpptulemus on ka see, et 50% eestlastest on ülekaalulised ja sa kindlasti oled kuulnud, et kui on inimene ülekaaluline. Ma arvan, et rohkem ikka on ülekaalulised. No täiskasvanutest 50% on ülekaalulised ja lastest iga 3. See on viimane teadmine, mis minul on. Okay. Kindlasti me siin paisume, epideemia raames me siin paisume kõik eriti, eks ju, kui liigutada ka enam. Tuleb uus rahvastiku loendamine teha koos kehakaalu massiindeksite ja muudega. See oleks väga hea. Nii et igal juhul on siis teada, et kui on kõrgem kehakaal, kui on rohkem rasvarakke, siis väga sageli see D-vitamiin lukustatakse rasvaraku sisse, ta ei ole nii-öelda meile nii biosaadav ja ka siis suurema kehakaaluga inimestel on sageldamini see D-vitamiini tase nagu madalam. Et siis tuleks siis juurde võtta, et me ei saagi öelda, et kas sa võtad siis 800 ühikut või 4000 ühikut, sa pead tegema vereproovi ja võtma vastavalt vereproovi näidule juurde selleks, et saavutada see kõrgem tase. Aga kui palju see kõrgem võiks olla siis, et mis see siis sinu arvates see verepilt võiks olla? See ei olegi isegi minu arvates, vaid see on, ütleme, integratiivse meditsiini selline tavaline praktikute soovitus. Et see tase võiks olla 50–70 nanogrammi milliliitri kohta, mis siis meie siis ütleme nendesse ümber arvestatult on 125–175. Et see on see vahemik, kuhu me tahaksime sattuda. See on see vahemik, kus meie immuunsüsteemi nii-öelda dirigent vitamiin, D-vitamiin siis tõsiselt nagu toimetab. Aga see on kuidagi uuritud ka, et nüüd kui see on selles vahemikus või seal kõrgemas otsas, et siis ta nagu selle kuidagi suhe koroonaviirusega, et... Ei, ma ei tea selliseid uuringuid, mis näitaks selle kõrgema otsa kohta, et see kuidagi eriliselt, et uuringud on ikkagi nii, et kui ta on jõud sul üle juba 50, siis sa oled juba nagu hästi. Jah, juba on hästi. Aga ma ütleks, et nagu selle optimeerimise seisukohalt, et siin tulebki mängu, eks ju, see allopaatilise meditsiini ja integratiivse meditsiini vahe, et kui allopaatiline meditsiin keskendub nendele nii-öelda nagu tõesti diagnooside ära hoidmisele, siis integratiivne meditsiin keskendub optimaalse tervise ja heaolu loomisele kehas. Me tahaks nagu säilitada seda parimat võimalikku enesetunnet, mitte pelgalt, eks ju, ära hoida mingite diagnooside tekkimist, et see ei ole nagu eesmärk. Ja seetõttu ma ütlen ka, et kui perearstide soovitus on, et siin 75 on nagu väga hea, et nüüd ei ole vaja enam juurde võtta, siis mina ütlen, et üle 100 oleks väga hea ja siis tuleb ka jälgida, et te selles vahemikus nagu püsite. Et see oleks nagu selline hea lahendus. Ja võib-olla ma mõtlen veel, et ma saan aru, et väike vihje oli, et me peaks juba lõpetama. Ei, me ei pea lõpetama, aga magneesiumi ja D-vitamiini. Vaat magneesium on hästi oluline D-vitamiini aktiivvormi konverteerumiseks. Et selles mõttes see magneesiumi staatus samamoodi peab olema hea, aga seda me ei saa nagu nii hästi, eks ju, mõõta. Aga me peame selleks sööma rohkelt siis tumerohelist lehtvilja ja seemneid pähkleid ja kõiki neid häid, eks ju, rasvhappeid, mis aitavad ka
samamoodi sellel ütleme siis ühesõnaga nendest seemnetest pähklitest me saame magneesiumit ja saame siis ühtlasi neid häid rasvhappeid, mis samamoodi aitavad meie immuunsüsteemi. Siin tuleb minu eriala juurde, et kuidas me neid kätte saame, et kas me hammastega tõesti suudame nii hästi jahvatada, et tuleb see Hiina vanasõna, et tahket toitu joo ja vedelat söö. Ja see on väga õige. Mina ütlen ka sageli täpselt samamoodi seda. Et seemneid pähkleid tuleb teatavasti leotada. Ja kui me mõtleme ka natukene tagasi selle tsingi juurde, siis tsinki ma tahtsingi ennem öelda nendele, et tore, et mehed võib-olla väljutavad rohkem tsinki, aga neile ka meeldib rohkem tsingirikkaid toite süüa, sest liha on meil tsingi allikas, eks ju, mereannid ja liha ja enamus mehi armastab liha. Et nad siis ka söövad seda tsinki Austreid meie meres ei tule, vaata. Just, ja Austreid on parim tsingi allikas. Et Eesti rahvas sööge Austreid pandeemia tingimustes eriti ja soovitus 5 sendi nõuanne. Et jah, et kahjuks on niimoodi, et seda tsinki me saame küll loomsest, aga taimsest ja need samad seemned ja pähklid tuleb ennem ära leotada, et me seda tsinki sealt kätte saame, sest ta on seal seotud teatud antitoitainetega. Kas kõikides pähklites siis või on eriti mingi superpähkel, mida sa soovitad? No pigem ütleks, on superseeme, mida ma soovitan ja see on kõrvitsaseeme tsingi koha pealt. Aga magneesiumi allikad on nad kõik, et kui sa tahtsid, et tõesti, et selleks lõõgastumise genereerimiseks kehas on meil vaja ka ohtralt, eks ju, magneesiumit, et magneesium kui meie lõõgastusmineraal, mida me ka siis ärevuse tingimustes rohkem väljutame jälle. Et jaa, me peame seda rohkelt saama, aga samas inimesed ei söö väga sageli neid seemneid ja pähkleid nüüd lausa nii... kõrvitsa seemned, et kõrvitsa kaupmehed, et pange siis seemned valmis, et varsti nüüd 1000 inimesed ründavad teid ja nõuavad seemneid. On seal mingit vahet ka, et mis kõrvitsa seemned, mingi... Orgaanilised. Orgaanilised seemned, pähklid, õlid võiksid alati olla vürtsid, siis vürtsid ja ürdid võiksid alati olla orgaanilised, et see on kõige vähem, mis me enda jaoks teha saame. Aga missuguseid komponente või mis sul seal veel on head ette mõeldud? Aga ma tahtsingi äkki rääkida paari sõnaga ka nendest omega-3-dest, sest need on täpselt samamoodi, et jälle, kui me mõtleme sellele immuunsüsteemi ärevusele, mõtleme vaimsele ärevusele, siis me mõtleme kohe, et meil oleks vaja nagu genereerida oma kehas serotoniini. Serotoniin kui meie õnne närvivahendusaine, kui meie heaolu hormoon, eks ju. Et mille abil me seda siis kehas toodame, muidugi magneesium on väga oluline, aga väga oluline ongi see D-vitamiin ja täpselt samamoodi tsink ja omega-3 rasvhapped. Nende toitainete abil me toodame serotoniini. Ja siit moraal, et kuidas me siis... saame veel seda serotoniini taset boostida ongi, et kui me sööme siis neid heade rasvhapete rikkaid kalu, omega-3 rikkad kalad. Too mõni näide. No mis on mõni rasvane kala, mida sina näiteks sööd, mida sa oskad kindlalt öelda? Skumbria. Õige, jah. Põhjakala, rasvane, puhas kala. Aga kus me saame näiteks kalamaksaõli? Mis need on siin? Tuursamaksast tavaliselt. Mis meie lettidel on muidugi punaskala on kõvasti kogu aeg, eks ole. Ma ei tea, ma ei oska öelda, kui kvaliteetne see on, et ma ise meie poodides seda punaskala väga ei tarbi üldse. Et sellised väikese mõõdulised kasvanduskalu muidugi võimalusel võiks vältida või kui siis Eesti kalakasvanduse, kus tõesti teate, et on nagu head sellised normatiivid kasutusel, et ei toideta neid mingisuguse maisi ja soja ja mingite muude õudustega. Ma ei tea, et siin on suur töö jällegi teavitamisel nende samadel kalakasvatajatele, et olge head kogukondlikult jagage infot. Teada endast, kes te kvaliteetsed kalakasvatajad, väga tahaks teada. See on minu unistus alati olnud kõikidele kalakasvatajatele helistada ja küsida, kas teil on puhas kala. Jah, et nüüd, kes kalakasvataja või selle businessi kokku puutuvad, näete, siin on teil supermüüja. Ma tahan teid soovitada oma klientidele, mul on väga palju kliente ja ma tahan kõigile teid soovitada. Aga see on siis omega-3, aga 6 ja muud 9. Neid 6 me saame igalt poolt. Tablette veel juurde võtta ja igasugust asju. Tohutud on ju igasugused võrgustikud, kes pakuvad sulle, et üks paremat õli kui teine. On küll õige ja selle õli valimisele tõesti, kuna omega-3 rasvhapped on sellised immuunsüsteemi, jälle kord süsteemsed põletiku langetajad oma olemuselt.
Nad aitavad toota kehas selliseid hormoonide sarnaseid ühendeid nimega prostaglandiinid ja need on omakorda väga võimsad põletikulangetajad, et me tahame saada neid kvaliteetseid rasvhappeid, aga tõesti me tahame neid saada puhtast nii-öelda kätte. Ja kui me juba valime selle tee, et me läheme ja ostame siis poest tõesti hea siis lisandi, siis me tahame, et see lisand oleks raskmetallide vastu testitud, et see oleks tõeliselt nagu kvaliteetne lisand. Et teie ka, et ma ei taha siin jälle nagu selliseid nagu välja käia eraldi neid, et mida ma soovitan, et muidugi mul on me ei ole müügisaade. Jah, meil ei ole müügisaade, aga lihtsalt, et armsad tarbijad võiksid tunda huvi, et kas raskmetallide testid on tehtud ja võimalusel ka vaadata nendele testidele siis peale, et jah, need on tõesti tehtud ja tõesti nad ei sisalda need, sest meie ookeanid on väga reostunud ja kalad on väga reostunud ka, eks ju, et seda tuleb meeles pidada. Et aga äkki siis lõpetuseks võiks natuke rääkida üks kõige võimsamast immuunsüsteemi boosterist üldse. Ja see ei ole otseselt toitaine, aga see on uni. Et siit tuleks nagu selle integratiivse lähenemisega nagu siia lõpupoole kokku, et ei ole võimsamat immuunsüsteemi toetajat, kui on hea kvaliteetne uni. Ja mina, kes ma olen täna öösel 4 tundi maganud, ma olen kõige õigem inimene. Sa oled nii hea välja, mis mõttes 4 tundi, kuule ära nüüd hakka valetama. Mul on nii kiired ajad. Et 4 tundi maganud, et see ei ole hea, et tehke minu sõnade ja mitte minu tegude järgi. No vahest võib oma seda päevarütmi muuta, eks ole, aga see ei tasu hoida nagu kaua on ju. Et aga kui me vaatame ka seda, et kui jälle kõige lihtsam asi, et võime teha hemogrammi, see on see laiem verepilt ja vaadata, mida meie immuunrakud ehk siis valge verelibled, mis see näit on seal. Ja see näit on jälle, need laborivahemikud on hästi laiad, see näit hakkab laborivahemiks kuskil seal 4,1 kuni 9 millegagi. Aga integratiivse meditsiini perspektiivist, jälle selle heaolu loomise perspektiivist, oleks väga hea sattuda sinna 5 kuni 7 vahemikku. Ja kui me oleme seal 5 kuni 7, sealt vahemikust väljas, siis tuleb küsida, miks me sealt väljas oleme. Ja kui me oleme sealt allpool, eks ju, sellest 5 allpool, siis ilmselgelt meie immuunsüsteem on tugeva surve all, me peaksime nagu seda toetama. Ja vaat see selline heas kvaliteetses keskkonnas, eks ju, aknad lahti, pime, mitte mingeid vilkuvaid tulukesi, selline keskkond, hea jahe, vaat ööuni. Ja me teame ka, et ööuni on oluline just, et ta hakkaks tegelikult peale juba ju enne keskööd, sest meie immuunsüsteem vajab seda pikka aega, eks ju, taastumiseks, regenereerumiseks, aga meie aju, kui me mõtleme oma stressihormoonidele ja kõigele sellele, et see stressihormoonide ainevahetus on hästi oluline, seda me teeme ka une ajal. Ja meie aju puhastub öö esimesel poolel delta une faasis ja see on tõesti öö esimene pool. Et kui me läheme magama kella 3 või kella 2 ja enne seda oleme scrollinud seal ja vaatanud kõiki halbu uudiseid, oleme ärevuses, blinkivad tuled, eks ju, me käbinääre on selle erutatud ja ärritunud. Et sellest ei tule seda hea tööund ja sedasi me ei boosti oma immuunsust. Et kõige võimsam võimalus on tõesti nagu panna need sädelevad ekraanid kõrvale, teha aknad lahti, kindlasti need sädelevad ekraanid ka välja lülitada, panna lennurežiimile, veelgi parem, kui me suudaksime wifi majast välja lülitada. See on ilmvõimatu, kui sa elad korrusmajas, aga see on võimalik, kui sa elad eramajas, eks ju. Et teha nagu kõik, et me oleks ka sellest elektromagnetkiirgusest nagu võimalikult kaugel sellel ajal, kui meie keha uueneb, terveneb, taastub, regenereerub. Sest tulest võib pikalt pajatada, et mul on siin ka mitme, et just see, et sinise valguse, rohelise valguse blokaatorid ja punane valgus ja juba varakult ja hoia oma rütmi sellisena, et sa lähed enam-vähem samal ajal magama, eks kõik see, et see on ülioluline, see unekvaliteet, et see oleks sul nagu tagatud, et sa puhkad välja. Ja, see on väga oluline, kui me mõtleme, et mis on meie, kas sina oskad öelda, mis on meie keha üks kõige võimsamaid vähivastaseid mineraale, ehk siis me võikski nagu öelda, et ka siis immuunsüsteemi stimuleerivaid mitte mineraale, vaid hormoone. Et mida meie keha ise toodab, mis on võimsam nagu vähivastane. Niimoodi kohe kiirelt küll ei plõksi välja. Nagu ma ütlen sulle märksõna uni, et me räägime unest serotoniinist või millest sa siin melatoniinist, räägid? See on unehormoon. Eks ole, jah? Kui sa räägid melatoniinist ja unehormoonist, siis jah, muidugi. Ja tulles tagasi serotoniini juurde,
siis serotoniinist me ju toodame melatoniini, niimoodi see rada käib. Täpselt, nii et kui meil on madal, kui meil on ärevus, paanika, meil on madal, eks ju, serotoniin, me ei saa kuidagi toota äkitselt rohkelt melatoniini. No see on see, et inimesed seda melatoniini tahavad nii-öelda võtta juurde, eks ole, et siis ma jään magama, aga mina soovitan pigem see, et tehke parem see unehügieen korda. Hakake und ette valmistuma pikalt ette, et oma toitumisega jälgi oma toitumisrežiimi, et kas ütleme, sa teed seda nii-öelda 8 tundi toiduakent ja 16 tundi nagu dieediakent ja või mis iganes su režiim on, aga õhtul telekas kinni, ära vahib 7 telekat ja uuri seal, mis need uudised räägivad. Pigem pane punane tuli ja tõmba nii-öelda juba unerežiimile ennast vaikselt ja hommikul oled välja puhanud, lähed, teed väikse hommikuse jalutuskäigu või õhtul käid veel jalutamas mõnusalt, hingad sõõm värsket õhku enne, kui magama lähed, eks ole, tuulutad. Et kõik sellised asjad, aga kuidas sina siis sellesse unetablettidesse suhtud? Väga hästi, et ma tahtsingi sinna jõuda nagu selleni, et kindlasti see, et me üldse, see on täpselt samamoodi kõikide lisanditega, nii nagu toidulisanditega on niimoodi, et algul see toit on kõige olulisem ja lisand on sellele lisaks. Samamoodi, eks see uni ise on kõige olulisem. Aga kui see tõesti mingil põhjusel peaks sul ebaõnnestuma, siis sellel perioodil sa võid võtta seda melatoniini lisaks. Ja melatoniin samamoodi on adjuvantteraapiana väga paljude selliste raskete diagnooside juures alati lisaks. Vähiteraapias, eks ju, kasutatakse, helikobakteri ravis kasutatakse, et aitab tugevalt nagu nende ravimite siis jõudlust nagu suurendada ja parandada ravitulemusi. Ja samamoodi me võime seda melatoniini kasutada siis koroona ajal ja viiruse nii-öelda sõna otseses mõttes pärssimiseks. Et melatoniin stimuleerib tugevalt jälle T-lümfotsüüte, meie siis nii-öelda valgevereliblesid, naturaalseid tapjarakke, et kõiki neid selliseid olulisi, kõiki neid neutrofiile ja nii edasi. Et tal on väga tugev mõju. Just see sama, millest paljud arstid räägivad, T-rakuline immuunsus, eks ole. Jah, T-rakuline immuunsus. Et vaat see tuleb meil sealt, et kõik, et kuidas meie lümfisüsteem töötab, eks ole, kuidas meie kehast väljutatakse toksiine ja kõik, et see on üks suur, et me oleme üks suur paras keemiakombinaat, on ju. Me oleme täiuslik, iseparanev, geniaalne süsteem, ütleme nii. On meil siis vaja tohutult palju igasugust jama sisse süstida. Varasemalt arstid ju kõik ju räägivad ja see üks narratiiv on alati see, et aga meil on ju tohutult palju näiteid, kus tänu vaktsiinile on väga suured epideemiad, pandeemiad peatatud ja nüüd on sama olukord ja me oleme samas situatsioonis ja ma räägin, ma tuleks veel kord tagasi selle keha keskkonna hoidmisele, et see on nagu see 3 põrsakese muinasjutt, mida ma räägin ka alati, kui ma lastele räägin ja väga sageli ka ülejäänud loengutes, see on lihtsalt nagu nii hea paralleel. Et me peame ennast nagu võtma seda keha ülesehitust või seda rakkude toitmist täpselt nagu seda 3 põrsakese muinasjuttu. Et kes ehitab õlgedest, kes ehitab vitstest ja kes ehitab tellistest. Kas me tahame, et meie see püha koda, see kehakeskkond oleks üles ehitatud nendest õlgedest, mis nagu esimese hundi puhumise peale nagu laiali valub, või me tahame seda monoliitset müüri, mida me oleme armastuse ja innuga nagu ehitanud ja kujundanud oma parimate, kõige paremate valikute abil. Et see on see, kuhu me tahame jõuda. Ja kui meil on see monoliitne müür, see meie püha koda on ehitatud täiuslikuks, me ei pea värisema mingisuguse viirusega, absoluutselt me ei pea kartma neid baktereid, meie keha saab hakkama, et tõesti nagu tunnustagem ja usaldagem oma immuunsüsteemi. See on ma olen väga tänulik, et sa selle praegult välja ütlesid, et usaldame enda keha ise ka natukene, et see on nii tark mehhanism, tark mehhanism, et meie ei suuda seda välja mõelda, aga siin ongi, et väga oluline, mida me ju oleme praegult rõhutanud, ongi see, et mida sa oma ajaga ette võtad, eks ole, et missugused on sinu harjumused, et vaadake oma harjumused üle inimesed, et millele sa kulutad aega. Ja missugused on su toitumisliikumised, harjumused, et praegult Liis väga-väga selgelt ju räägib, et see, mida sa sööd, see kaitseb sind, on ju, see, mida sa mõtled, see kaitseb sind, see, kuidas sa magad, see kaitseb sind. Ja kes tahab, pange see shot endale sisse, see ka kaitseb sind, et räägitakse, et siis sa väga raskelt ei haigestu, et tore on ju.
aga need, kes seda šotti ei taha, siis olge lihtsalt terved, on ju. Võib-olla räägi natuke, et kuidas sind leida saaks või kus sind otsida saab, et kui inimestel tekkis nagu selline mõte, et kuule, et Liis ajas täitsa asjalikku juttu, et tohutu sümpaatne inimene, et ma tahan, kas sa üldse võtad inimesi juurde endale kliendiks või on sul mingisugune jõle äge äpp, et kõik download ivad ja teevad subscriptioni ja... Ma olen selline põlveotsa tegija, et mul meeldib nagu isiklik lähenemine. Okei, old school, jah? Old school, jah. Et mulle meeldib selline kliendi ja terapeudi vaheline usaldussuhe ja mingisuguseid äppe ma ei kasuta iialgi ja mingisuguseid mainstream selliseid laiapõhjalisi soovitusi, mis sobivad kõigile, ei ole üldse olemas toitumises. Et absoluutselt mitte. Et selles mõttes individuaalne lähenemine on see, mida mina nagu armastan. Aga minu kodulehekülg on toitumistarkus.ee. Seal on meil blogi, mida ma olen siis õnnes ja innuga siin viimased, ma ei tea, 6-7 aastat äkki pidan, et seal on sadu ja sadu siis blogiartikleid, et võib sinna otsinguribale panna üht ja teist ja kolmandat. Ma pean siiski möönma, et ma viimasel ajal oma suure töökoormusega ei ole väga tubli blogipidaja. Kas võiks siis öelda, et see on nagu selline täiendõppe materjal arstidele, et kui te tahate nüüd natukene rohkem teada midagi saada, siis minge palun Liisi lehele ja tehke väikest sellist nagu lisaõpet endale, näiteks vabatahtlikult, kui ülikoolis ei pea käima, eks ole, seda õppimas, ja või seal ei õpetata, et siis Liisi blogides on sellest ja nendest. No seal ma kirjutan, just nimelt sellest, ja toitumistarkuse blogis on toiduteemalised ja ravimiteemalised ja nii-öelda ristreaktiivsuse teemalised ja keskkonnamürkide teemalised uuringud. Sa räägid integreeritud asjast. Ma olen integratiivne terapeut, ma ei saa rääkida ainult ühest asjast. Just, et me ei räägi ainult haiglatest ja tablettidest ega lõikamist, me räägime integreeritud tervisehoiust ja eile mul kusjuures lihtsalt lõpu üks selline asi tuleb meelde, mul oli siin eile üks jutuajamine õhtul, ma sõitsin autoga koju ja siis me rääkisime liikumisest ka. Et ülioluline liikumine, et vaata praegult kuidagi meie see haridusministeerium siin mingil hetkel on nagu tohutult surunud, et koolides ei peaks olema nii palju just seda kehakultuuri, et me peaks ikka rohkem matemaatikat õppima, et siis me oleme nendes testides väga head ja küll seda matemaatikat vaja on, aga mis sa teed selle matemaatikaga, kui sul tervist ei ole, et ma tänan härra Urmas Sõõrumaa ka siin poolt, et mida ta olümpiakomitees algatab ja teeb ja kõiki tema tiimi liikmeid ja olümpiakomitee liikmeid, kes püüavad seda laste liikumise harrastust just muuta nii-öelda, kuidas öelda, selliseks nagu süsteemseks ja tõesti, et lapsed vähemalt 1 tund iga päev juhendaja all teevad väljas liikumist, liiguvad õues, et see harjumus, just need harjumused ja Urmas väga hästi eile ütles, et see liikumisharjumus kujundatakse inimestel algklassides ja üldse kooli ajal. Et kooli ajal on meil see aeg, kui meil tekivad sellised tervislikud harjumused. Ja nüüd on see, et meie kui lapsevanemad, mul on 5 last, eks ole, et missugust eeskuju meie anname oma lastele oma harjumusega, et lapsed ju vaatavad, mida vanemad teevad, nad hakkavad seda kopeerima, eks. Et püüame nüüd ise ka oma harjumusi üle vaadata, püüame oma lastele näidata tervislikku eluviisi, püüame kuidagi seda laste liikumisharrastust ja ärme sunni neid lapsi maski taha, vaid las see laps jookseb õues, las ta käib trennis ja ärge piirake, et trenni saavad varsti ainult need lapsed, kellel on vaktsiin tehtud. Et jumala eest, palun inimesed, tulge nüüd 2 jalaga maa peale, on ju, et ma ei tea, et Eesti mees, võta ennast käsile, on ju, kaua sa lased niimoodi jama siin teha, et mina näiteks ei aktsepteeri sellist asja, mina ütlen, et lapsed liikuma, hoidke oma immuunsüsteemi, jälgige oma harjumused, vaadake üle toitumine ja Liis, 1-3 lõpusoovitust meie jälgijatele. Sööge kvaliteetset looduslikku terviktoitu, armsad inimesed. Võtke kasutusele mingi väga hea, just nimelt teile personaalselt sobiv stressijuhtimistaktika vajadusel.
See võib olla meditatsioon, see võib olla tapping, eks ju, kõik need sellised erinevad võimalused, kõik need nii-öelda keha keskmes püsimise võimalused. Ja kuna ma olen siiski ka toidulisandite suur austaja, siis ma ütlen, et selleks raskeks perioodiks, kui see peab olema raske, kellel on, kellel mitte. Kui on vaja, siis kindlasti kasutage kvaliteetses vormis häid kvaliteetseid lisandeid ka juurde, lisaks supertoitudele ja sellele funktsionaalsele terviktoidule, millest me just siin rääkisime. Suur tänu, väga head soovitused ja mina võib-olla omalt poolt veel kõigele selle kriitikale lisaks, eks ole, et ei saa vaiki olla, on see, et inimesed koonduge rohkem kogukondadesse, aidake üksteist, toetage üksteist sellel ajal. Naaber vajab sinu õlga ja sa ei pea õlga ette panema, vaid toeta naabrit oma õlaga selles mõttes, et looge kogukondi, vaadake, missugused on teie võimalused just sellise tervisliku toitumise ja kogu selle kogukondliku liikumise korraldamisel, ja hoidke lihtsalt ennast tervetena. Meie omalt poolt vist täname või tahad sa veel midagi lõpus? Ei, ma arvan, et ma väga paljust rääkisin, millest ma tahtsin rääkida ja kindlasti jäi hästi palju rääkimata, aga selline põhiline essence on antud edasi. Super, aitäh kõigile, kes jaksasid jälgida, et mõnusat õhtu jätku ja olge terved.